Hea kuulaja, palun toeta Bitcoini Eesti podcasti valmimist. Lisainfo selleks leiad episoodi kirjeldusest. Tere kallis kuulaja, Bitcoini Eesti podcast jälle teie ees. Täna oleme me saanud enda saatesse sellise kuulsuse nagu Robert Priidlav. Tegelikult Eesti oma Robert Priidlav. Martin Kork on meil täna külas. Martin Korgi kutsutaksin Korgi või kuidas su nime käänataks? Kork, käena, kuidas tahad. Okei. Käär Eesti päraselt. Ühesõnaga kutsusime tema täna saatesse pärast seda, kui ta oli käinud siin Kulla Standardi podcastis ja vaatasime, et päris vinge Bitcoineriga on tegemist. Ja teemasid on palju, millest tahaks rääkida. Aga ma ei tea, alustuseks äkki räägi lähemalt, mis mees oled üldse, millega tegeled, kust tuled? No, ma olen vabakutseline näitleja. Ja tulen Tallinnast ja tegelen kõige loomingulisega, käsitööd teen, joonistan muusikat ja enamus ajast praegu, kuna ma olen vabakutseline, siis ma loen lihtsalt ja trenni teen nagu Robert Priidlav. Mõistlik. Jah. Okei. Väga hea, kannad nii vaimu eest hoolt kui ka keha eest. Jah, sest ega neid ei erine, üks ja sama asi. Parim viis vaimu eest hoolt kanna, sa loed Bitcoineri kirjandust. See on nagu the best. Ja. Okei, aga kuidas sa üldse Bitcoinini jõudsid muidu? Jõudsin selle kaudu, et siis selle viimase turu tipphetke ajal vist siis minu kursavennad lavakunstikoolis hakkasid kuidagi rohkem rääkima investeerimisest, igasugustest müntidest ja asjadest. Ja sealt ma selle teema otsa sattusin. Ka esimese hooga lihtsalt tegin endale kuhugi mingisuguse konto ja vaatasin, mis huvitavad asju seal on ja ostsin natukene igat ühte, aga siis hakkasin lugema, et mis asja ma üldse teen ja siis üsna kiiresti ei jää nagu arukal inimesel muud üle kui järeldada, et nad ei ole mitte mingisugused kiire rikastumise vahendid, vaid et see on tegu väga maailma fundamentaalselt muutva revolutsioonilise tehnoloogiaga just ühe mündi näol, siis Bitcoini näol. Ei olnud muud varianti, kui see omaks võtta selle uurimuste järel. Ja sealt see ralli lahti läks. Okei. No mul võttis see arusaamine ka aega nagu, et ma ikka alguses ikka suht palju, et ja kõik coinid umbes, kõik on, või noh, midagi siukest nagu, aga mingi paari aasta pärast umbes hakkasin aru saama, et okei, et ikkagi ainult see üks on tähtis. Ja mul oli ka see, et ikka vist 2017 hakkasin ostma kokku erinevaid coine ja siis ma pidin veel 2018 selle karuturu põhjas ära käima ja siis ma veel ikka hoidsin oma teisi coine ikka oma elu eest nii-öelda. Aga siis mingi hetk oli ka see, et kui ma jõudsin vist Bitcoini Twitterisse ja siis hakkasin igast artikleid lugema Bitcoinite poolt kirjutatud ja siis mingi hetk tuli Robert Priidlavi What is Money ja asjad ja siis nagu klikkis ära lõpuks. Ma vedas ka, et ma sattusin kohe kiiresti õigete materjalid otsa justkui, et kuna mind iga asja põhimõte nagu huvitab, siis ma hakkasin kohe sügavuti minema. Minu kõige suurem klikk oli ikkagi see, kui ma tellisin Bitcoin standard endale. See oli 2019 suvel vist. Just see sama raamat. Selle raamatu siin, jah. See rohkem. Siis ta mingi hetk tegi selle podcasti ka, see Seifedin on muus mingisugune aasta või pool aastat hiljem või kuna ta see hakkas vihta. Aga mis meediakanaleid või kust kanaleid pidi sa üldse informatsiooni hankisid, kui sa algul alustasid? Kõige esimene Reddit vist. Okay. Ja sealt ootamatult kui osata filteerida, siis tuli üsna arukad juttu ja kohe mingisuguseid raamatusoovitusi, podcasti soovitusi ja nendest läks see lahti, et iga inimene, kes rääkis, soovitas mingisugust teost, selle teoses soovitati järgmist inimest, soovitas järgmist teost ja süsteemselt võtsin lihtsalt ette, et olgu järgmine raamat ja siis järgmine raamat ja ega ma ei olegi kuhugi mujale jõudnud Twitterisse või midagi sotsiaalmeediasse ei ole. Okay. Sain Redditist oma esimese tõuke ja siis
ülejäänud aeg olen seal kirjanduses olnud justkui ja podcastides, taskuhäälingutes. Kuidas sul, Villem, on sa Redditis toimetad? Ei. Ma olen ka täiesti Redditi kauge inimene, et nagu vahepeal ainult Twitterisse olen näinud postitusi siin, kuidas nagu põhimõtteliselt iga selle suure mulliga, mis siin vahepeal oli 2017 ja siis see 2021 ja siis nagu iga sellega lihtsalt see Redditi Bitcoini see, ma ei tea, kuidas seda kutsuda, siis mingi kommuun või see nagu, see mingi kasvas päris jõhkralt korralikult ikka. Algus vist oli seal üldse mingisugune natuke üle 100 000 inimesi seal 2017 alguses ja siis nüüd vist on juba mingi 5 miljonit või rohkem. 6 jah. Aga mina ka enam, see oli lihtsalt see stardipunkt justkui. Nüüd ka sealt enam ei ole mõtet mingist olles intellektuaalselt kuhugi maale jõudnud, ei ole selle enam vist midagi jälgida. Ja. Kõik räägivad muun ja Lambo ja. Aga mõnikord saab küll, sest inimesed tulevad sinna täitsa siiraste küsimustega ka. Need algajad siis justkui võis ka alles uurivad ja siis saad on tegelikult nagu üllas, et saad vastata täpselt niimoodi, nagu sa oleks tahtnud, et sulle vastatakse. Et seda tööd saab seal teha pikas formaadis, siis mitte mingi lühikese tweetiga, vaid et inimesed tõesti vahetavad terveid suuri paragrahve oma vahel. Seda saab teha. Okei, see on äge. Aga kuidas sinu perekond ja sõbrad suhtuvad sellest, et sa oled Bitcoinil? Ootamatult ükskõikselt ilmselt, ega ma ei ole ka igas vestluses üritanud seda läbi suruda. Ikka veel see nagu millegipärast kuidagi mingi piinlik asi, mida mainida, et ma tegelen sellise asjaga. Perekond on üsna vist ükskõik need ei huvita, ei taha eriti rohkem uurida. Või lihtsalt ka mingi põlvkond, mul on üsna vanad vanemad, et nad mingilt maalt enam ei mõista või ei tule lihtsalt kaasa, et mingisugune digitaalne asi saab käituda nagu päris objekt, see on raske asi, mida omaks võtta. Ja sõpradel on ka pigem selline naljateema vist, et sõbrad teavad, et ma olen mingi crazy vend lihtsalt nad ise nagu, neil on küll mõnedel seda Bitcoin, aga nad nagu aga kui hind midagi teeb, siis küsitakse küll. Umbes nii on jah. Siis on ja tavaliselt see. No mul on ka nagu mingi punt sõprasid on ka, kes suht samal ajal, kui mina hakkasin selle krüptoteemaga tegelema nagu samamoodi sisenesid, seal hakkasid ka igasugu altcoin'e kokku ostma ja siis aga nad on ikkagi jäänud sinna nende teiste coin'ide peale ja nagu nende jaoks tundub, et Bitcoiniga on nagu rong juba läinud ja nad pigem tahaks vist natuke kiiremini rikastuda või midagi, et nagu jah, ja ma ei tea, nüüd me teeme siin 16. osa seda podcasti, ma usun, et nad on päris mitut kuulanud ja nagu ikka ei kliki vist päriselt ära kellegi, ma ei saa aru nagu, et ma vist teen väga halba tööd selle koha pealt. Mõned sõbrad ma olen ikkagi saanud, kellega me koos nüüd nagu siuname siis keskvõimu või fiat-süsteemi või niimoodi, aga kes oleks selle asja nii tõsiselt ette võtnud kui mina või näinud seda revolutsioonilist potentsiaali seal taga neid on vähe, kahjuks. Eks siin on see ka, et kõigil on nagu omad huvid ja kõik ei saa nagu tegeleda samad asjadega. See tegelikult ei peakski, kõik ei peaks ju kogu aeg tegelema rahaga, et see peaks lihtsalt olema üks tööriist, mida me kõik kasutame, kui me saame kokku, siis me räägime tegelikult millestki muust, et mu elu on see, et ma olen puussepp või mu elu on see, et ma olen näitleja või bussijuht, siis me räägime sellest või minu muudest hobidest, mitte et me räägime rahast kogu aeg, et see on lihtsalt selline ebaloomulik seis, millega ei olegi midagi teha, et raha on muutunud mingisuguseks kunstlikuks asjaks, millest me peame seda eraldi arutama ja mingisugused inimesed peavad selle oma eraldi missiooniks võtma. Et loomulik ka mingis mõttes, et see enamust ei huvita, see peaks iseenesest toimima. jah, eks see ongi see, et lõpuks lihtsalt praegu me oleme selles nii algusfaasis veel, et meie peame lihtsalt seda tööd tegema, et see kriitiline mass saaks ületatud, et lõpuks et ongi mingi suur piisav hulk inimesi juba saaks seda hakata rahana kasutama ja siis nagu võetakse võib-olla seda vähe nii-öelda loogilisemalt, et see ongi raha ja et seda ei pea enam seletama, et mis sellele väärtust annab ja miks see on raha ja nii edasi. Et eks see on jah siukene asi.
meil ei ole majandusõpetuses ka mingisugust et kui me inimestele midagi üritame seletada, siis selle sõnavara spetsiifilisuse tõttu läheb nende sõnumite kaal kaduma, et meil ei ole ühist majandusharidust kõigil ja et me kõik ei mõista ühtemoodi, kui öeldakse näiteks kui räägitakse turgu sekkumisest, siis mõni mõtleb lihtsalt, et enamus mõtlevad, et turgu sekkumine suva siis juhtus nii või et hull asi aga kui see majanduslugemus või need baasteadmised seal taga puuduvad, siis jääb nägemata nende sõnumite kaal, et mida see sekkumine endaga ikka kaasa toob. Praegu see ülikoolides see majandusõpetus, mis õpetatakse, minu arust see on rohkem siuke matemaatiline statistika ja andmetöötlus, aga see on nagu, ma ei tea, kui palju see majandus nagu teooriaid ja kui palju see üldse, no kas see üldse rahast õpetatakse midagi nagu, kahtlen nagu. Kui midagi, siis üritatakse kuidagi välja vabandada geeneeslasi, et miks ikkagi on vaja trükkida ja miks ikka riik peab sekkuma. Miks riik sekkuma majandusse. Kui palju on turutõrkeid ja millega ikka turg ise see ongi see jah, see ongi see, selle kohta tehakse see inflation apology ehk siis otsitakse lihtsalt lõputult ettekäändeid, vabandusi, miks inflatsioon on okei ja miks riik peaks sekkuma majandusse. See ongi see peavoolu majandusõpe ja majandusteadus. Aga kui me nüüd nagu juba selle küsimuse juurde natuke tulime, et mis on siis raha sinu arvates? Küsime selle Robert Breedlove'i küsimusega ära. Seda oleks, ma oleks pidanud saama mõelda selle peale. Aga tegelikult mul on päris hea vastus vist olemas. Selle ma sain sealt Richard Dawkinsi raamatust Isekas geen, et raha on viibega retsiprookse altruismi tõend. Et ta on tõend sellest, et sa oled teinud kellelegi mingisuguse heateo, aga sa ei ole seda heategu veel siis lunastanud, sa ei ole küsinud vastu heategu. Seepärast see on viibega, et sa saad nüüd kellegi teise käest näidata seda tõendit ja saada selle heateo vastu. Ja ongi selline asi, geniaalne tööriist. Jah. See on päris hea. Evolutsioonilise selle koostöömehhanismi nagu tehnoloogiline pikendus. What Breedlove? See oli suht Breedlove vastus küll. See oli päris hea vastus ja ma ei ole nagu varem kuulnud sellist vastust. Minu esimene vastus on, et raha on majanduse kalkulatsiooni vahend. No täpselt nagu meeter on füüsikas ja on raha on majandusele ka. Ja mida nagu muutumatum ja kindlam see on, seda kindlam ja muutumatum on mõõtühik, mille põhjal teha neid majanduskalkulatsioone ja arvestusi. No ma ilmselt selle vastuseni olen nagu igal pool settinud, sest et ma olen aru saanud, et kõiki asju tuleb vaadata evolutsiooni perspektiivist. Muidu ei ole mitte miski ei tundu loogiline, kui sa ei vaata seda sellest perspektiivist, et me paljuneme, anname mingisugused omandused järgmisele põlvkonnale edasi, ainult teatud isendid annavad ja niimoodi muutume, et mitte millelgi, mitte ühelgi mingi inimaspekti analüüsil pole mõtet, kui seda analüüsides ei arvestata, ei võeta arvesse evolutsiooni. Et ilmselt sellepärast see vastus tundub mulle kõige loomulikum, kõige see kõige baas vastus justkui. Ja ta kõiki neid muid asju ka, ta on see kalkulatsiooni vahend ja siis ta on veel mõõtevahend ja mis iganes, aga see on see, millega siis raha nii-öelda päkitud on. Et see, sisuliselt nagu, kuidas nüüd öelda, et nagu, et põhimõtteliselt meie raha on tagatud sellega, et palju keegi ei midagi teinud selle jaoks on ju. Just kui lihtsustatult öeldud. Võib-olla. See on see salvestatud energia, salvestatud töö ja aeg, mida sa ei ole veel nagu oma kasuks pööranud. On sinu säästud. Jah. Võib-olla. Mul nagu raske öelda, kas ta on üldse millegagi tagatud või miks üldse peab olema millegagi tagatud. Ega tõesti ei peagi otseselt. No otseselt ta ei pea olema nagu tagatud, aga... Paberraha võiks olla kullaga tagatud, aga Bitcoin vist ei pea olema midagi tagatud. Bitcoin on kogu selle... Ta peab olema sellega tagatud, et keegi aktsepteerib seda su maksuvahendina.
vist jah, see on, mis ma ütleks ka, et selle konkreetse lipiku väärtuse tagab see, et sa tead, et teised kasutavad seda ka või usuvad seda, kui seda retsiproogse altruismi tõendit. See kokkulepe tagab väärtuse, sest see on niikuinii subjektiivne. Et objektiivselt ei saa mingit väärtust nagu tagada. Jah. Aga näeme siit natukene sellest sügavast filosoofilisest vestlusest natukene sellise igapäevasema juurde, et sa oled ka ühes erakonnas, parempoolsetes vist oled sa, eks. Kuidas seal üldse suhtutakse Bitcoini näiteks? Üsna skeptiliselt. Okay. Ma olen vist aru saanud, jah. Ja ma lootsin, ma läksin sinna ka selle mõttega, et ma otsisin mingisugust viisi, kuidas anda oma panus siis kohalikult Bitcoini omaksvõttu ja info levimisse selle kohta. Ja tundus, et kui on üks mingisugune poliitiline jõud, kes sellest kõige enne aru saaks, siis see võiks olla parempoolsed, kõige suuremad vabaturu või vabaduse pooldajad, sest Reformierakond on sellelt teelt nagu kõrvale läinud. Aga siiamaani on olnud ikkagi nagu külm ja skeptiline pigem see hinnang Bitcoinil, jah, et ma ei ole suutnud, kuigi ma olen üritanud, ma ei ole suutnud selgeks teha, et isegi neile majandusinimestele, kes nad tihti on, ettevõtted ja ka lugenud väga palju niimoodi, et meil ei ole vaja inflatsiooni või et meil ei ole mingit põhjust kehtestada keskvõime poolt jõuga mingisugusele grupile üks raha, et see raha leitakse niikuinii ise võrguefekt, eks ju. Et isegi nende seas on olnud ootamatult raske seda edasi anda infot siis sellest või mingit sooja suhtumist tekitada, et üritada lauale tuua, et palun väga, siin on kõige võimsam tööriist, mis teil on võimalik kasutada, et oma eesmärkideni jõuda, aga ei neelata nagu kergelt alla. See taandub ikkagi jälle sinna, et inimesed ei saa aru, mis siin raha. Kaasa arvatud majanduse nagu õppijad, kes on lõpetanud, ma ei tea, majandusvaldkonna või midagi. Noh, kui küsida neilt ka, mis see raha on, siis on nagu, ma ei tea, see on see, mida riik teeb. Jah. Et see peab kasvama kogu aeg. Jah, kogu aeg tuleb seda juurde luua natukene. Muidu inimesed ei investeeri ja muidu majandus ei tööta. Kõik jääb seisma. Jah. No selles suhtes fiat süsteemis on see nagu isegi mingil määral tõsi, ma saan aru, sest kuna see raha luuakse läbi võla ja kuna praegu on kogu maailm juba kaelani võlgades, siis ongi see, et kui sa raha loomise ära lõpetad, siis hakkab see deflatsiooniline protsess ja siis tähendab, et võlad muutuvad kallimaks ja siis tekib see pankrottide laine, et ma saan nagu praeguses süsteemis, ma saan täiesti aru sellest, et miks nad nagu tahavad seda raha luua, aga kui sa nüüd sellest praegusest süsteemist välja tuled, pole absoluutselt mingit põhjust, et miks raha peab kogu aeg kasvama, raha varu hulk. Praegu jah. Pigem vist keegi ei taha nagu sellest lõputust õudusest välja tulla, sest nad teavad, et siis on lihtsalt, siis peavad nemad kannatama kõige rohkem selle all, et nad pigem lükatakse seda edasi järgmisele põlvkonnale ja nii edasi, või noh, järgmistele poliitikutele ja nii edasi. Keegi ei taha neid seda suurt vastutust võtta ja nagu ja seda lükata ära teha, on ju, et kicking the can down the road, noh. Selles on nad väga head ikkagi need, kes nüüd seda süsteemi juhivad. Probleemi ja siis järgmistele edasi lükata. Kuigi jah, see on Eesti poliitikas, ma isegi ei näe seda, et sellest inflatsiooni ohjamisest hoidutakse selle pärast, et me ise õudselt võidame sellest. Ma ei tea, kas meil on keegi seal hierarhias nii tipus, et sellest võidab, vaid ongi lihtsalt ettevõtjad ja isegi majandust õppinud inimesed ja ka lugenud inimesed lihtsalt arvavadki, et inflatsioon peabki olemas olema. Isegi mitte mingid omakasu eesmärkidel, vaid filosoofiliselt selle poolt. Ja. Eks see on vist nii pähe raiutud inimestele, et kui inflatsiooni ei oleks, siis majandus ei kasvaks. Et see on nagu see põhiasi, mida mina kuulnud olen. Mul üks sõber on rääkinud, et kui inflatsioon või kui raha juurde luua, siis on nii mingeid juhtub see, et kõik raha jääb ühe inimese kätte lihtsalt. Et see jah, et siis miski ei sunni inimesi raha nagu kulutama, et siis kõik hoitakse endale. Igasugune tarbimine lõpeb ära, keegi ei osta süüa, keegi ei osta kütust, keegi ei maksa üüri, arveid, mitte midagi, lihtsalt kõik on teisme. Jah, tuuaksegi täpselt neid argumente, seda järgmist sammu ei nähta, et kas sa siis ei taha süüa või?
ütleme poliitika juurde nüüd korraks tagasi tulles, nagu mina olen täiesti poliitika võõras selles suhtes, ma ei ole mingi erakonnaga liitunud ega mitte midagi on ju, aga et noh, sa mainisid, et nagu seal erakonnas keegi ka väga nagu ei saa aru, ei taha aru saada Bitcoinist on ju, aga et kuidas sa üldse nagu selle vestluseni oled jõudnud nende inimestega või kas see on lihtsalt nagu kuskil vabal ajal sa oled näinud kedagi õllekõrval või midagi või on see pigem nagu ikkagi erakonna mingitel üritustel või asjadel? No põhiliselt ma olen tegutsenud noortega. Kõige suurem kontakt on nendega, aga ma korraldasin ka ühe ürituse teemaõhtu siis, kus me ühe erakonna liikmega, ärimehega, siis ettevõtjaga tähendab. Ärimees on nii loll öelda, see on mingi laste termin. Ühe ettevõtjaga rääkisime, teemaks oligi Bitcoin ja raha vaba turg. Kas peaks olema inimestel voli ise valida, millist raha nad kasutavad, ilma et riik annaks mingisuguseid privileege. Ja noh, selle vestluse põhjal on siis mul see arvamus settunud, et kuigi turul tegutsejad ja teadjad inimesed justkui ikkagi ei neela seda alla. Ja noh, siis meil on oma erakonna seal Facebooki grupp, seal oleme rääkinud ja et üldiselt arvamus erakonnas vist minust tundub on see, et ma olen loll ikka täitsa. Et mul ikka puuduvad mingid baasteadmised justkui või. Jah. No, siis peab veel aeg edasi natuke võib-olla minema. Ma võib-olla ei ole üritanud ka piisavalt, ma ei tea siis jõuliselt või et nii erakonna esimees juhatus saame kokku. Mul on siuke idee, mida tutvustada, see on kõige olulisem asi, mis me saame teha, et ma olen nagu seda lükket ette võtnud, ma ei tea, võib-olla peaks. Sa oled nüüd ka seal. Viljamines ka, jah. Et praegu on vaat see karuturg ka on just nagu läbi saamas, et inimesi huvitagi, vaata see käsi. Et ma arvan, aasta pärast on juba huvi palju suurem. No see on see, et muidugi praegu oleks tegelikult kõige parem aeg, näiteks see ongi just inimestele nagu see Bitcoin selgeks teha, et nad just praegu nagu ka hakkaksid seda omale ostma ja hoidma, sest et siis nad ei hakka hiljem, ei saa pahaseks su peale, kui nagu, kui nad on turu tipust ostnud. Et tavaliselt ongi probleem see, et siis kui turg on tipus, siis on kõigil huvi kõige suurem, siis kõik ostavad ja siis järgmise mingi poole aastaga kukub on ju 70% ja siis kõik ütlevad, et see on skämm ja kao kuu peale oma asjaga, et mina rohkem seda ei puutu, on ju, et see ongi nagu nii kahe poolega asi, et nagu karuturus on raske inimestele selgeks teha, aga tegelikult see on kõige õigem aeg, kui nad peaksid sellest aru saama ja endale ka ostma, et nagu saada sellest kõige rohkem kasu, aga jah. Ilmselt see ka, et see tähendaks siis selle valuuta muutmine või vabaks andmine tähendaks Euroopa Liiduga, selle Euroopa majandustsooniga vastuollu minemist siis ja need inimesed mõtlevad rohkem selliste ametlike asjade peale, aga mida me siis Euroopa Liiduga teeme. Just ei pea seal ka olema, aga nad inimesed seal ei ole, on võib-olla siis rohkem maa peal või ei ole nii revolutsioonilised, seda ma ka mõistan võib-olla. Ja tundub et nagu Eesti riigil on nagu väga raske midagi siin sellist suurt ära teha, et nagu me oleme nii selle Euroopa Liidu ja Eurotsooni ja NATO ja kõikide nende nii lükata tõmmata, et siis on nagu. Aga me võiks ju vabalt olla, seda ka ei mõistada, et me võiks ju vabalt teha, me ei pea lahkuma, lõpetame ära vaba kaubandust Euroopa riikide vahel. Me võime sellest liidust lahkuda, aga teha kõikide riikidega, kuna kõigil on sellest ju kasu, kõikide osapooltel teha vabakaubanduslepingud, et Eesti ja Tšehhi vahel liiguvad kaubalt vabalt. Miks mitte ka Eesti ja Hiina vahel või Eesti ja Usbekistani vahel, kus iganes. Selleks vabaks kaubanduseks ei ole vaja mingisuguseid suuri tsentraalseid, ma ei tea, Euroopa Liitu näiteks. See on nii haige, ma just mingis episoodis ka rääkisin, et kui sul on vaba kaubandus, sul on selleks vaja, sul on ostja ja müüja. Sul on kaks osapoolt. Ja kui sul nüüd, vaba kaubandus tähendabki seda, et sul on kaks osapoolt ja mitte keegi kolmas sellest ei sekku. Aga kui nüüd sul on Euroopa Liit ja mis iganes vabakaubanduslepped, siis sul on juba see kolmas osapool olemas tegelikult. Nii et noh. Meil ei ole vaja vabaks kaubanduseks alluda, võtta vastu kogu see muu praht, mis sellega tuleb, et keegi Brüsselist ütleb meile mükest autodega, me tohime sõita, kui tihti muru niita. Riik ja Euroopa Liit ja siuksed institutsioonid, nemad saavad ainult segada vabakaubandust, mitte midagi muud. Mis sa ennaks ütlema segasin vahele sulle? Ma ei mäleta.
klassika. Aga lähme edasi. See artikkel, mis sa kirjutasid, mis oli Postimees ka, mis selle artikli nimi on? Minu enda pealkiri oli Evolutsioon ja majandus, valitsuste rikutud vaba turg kui mäng, kus võidavad psühhopaadid. Just, paneme selle sinna videokirjeldusse ka. Ülest oleks mingi natuke teise pealkirjaga või? Paneme selle sinna videokirjeldusse ka selle artikli, seal sa kirjeldad sugust asja nagu creative destruction, ehk siis põhimõtteliselt pankrotistumine saab ära hoida ressursside hävinemist. Mina saan sellest väga hästi aru, ma arvan, et Silver saab ka, aga kuidas sa kuulajale selgitaksid? Aga mina ei saa. Sina ise ei saa aru sellest. Kuidas sa kuulajale selgitaksid seda ikkagi? Ma selgitaksin seda nii, et kui see, kuhu ressursid turul lähevad, selle määrab see, kuidas inimesed selle turul oma rahaga hääletavad. Iga sent, mis nad kuhugi maksavad, on hääl selle poolt, et minu elu on parem siis, kui me kaevandame näiteks natuke rohkem terast. Minu elu on parem siis, kui toodetakse rohkem neid autosid. Ja iga see hääl annab siis õigustuse, et see, kes kaevandab terast või see, kes toodab autosid, saab rohkem tööjõudu, areneb kiiremini, kuidas iganes. Et inimesed tegutsevad rohkem nende autode tootmise nimel. Ja nüüd võime raha trükkida tähendab seda, et selle üle, kus meie ressursid on, kuhu nad lähevad, kes saab endale tööjõudu, kes saab kontrollida, mida inimesed oma ajaga teevad. Selle üle ei otsusta mitte need, selle üle ei otsusta mitte turg, mitte tavalised inimesed, kelle jaoks iseenda jaoks me võiks seda süsteemi nagu korraldada, vaid selle üle otsustavad rahatrükkijad, kes saavad anda neid hääletada oma sentidega, siis hääletada rohkemate sentidega, kui nad tegelikult väärt on. Nad on need hääletussedelid õhust loonud ja mingisugune, me saame trükkida hästi palju raha, et ära ehitada näiteks Rail Baltic, aga kas inimesed päriselt ka tahaksid seda, kas see päriselt ka nende arust, kas see teeb nende elu nii palju paremaks, et õigustab ära kogu selle kruusa ja liiva ja segu ja raua ja ehitajate aja panustamist sinna, võttes kõik need ressursid ära mingitelt muudelt asjad, et me oleks võinud selle asemel ehitada näiteks, ma ei tea, väiksemad teid või panustada laevaliiklusesse või ehitada koole või lasteaedu. Et selle otsuse, et sünnib Rail Baltic, tegid siis need institutsioonid, need osapooled, kes said raha trükkida. Ja see tähendab seda, et siis kõikide teiste turuosaliste perspektiivist need ressursid on raisku läinud, need ei läinud mitte millegi jaoks, mis nende elu oleks paremaks teinud, mis oleks teinud igapäevased tarbekaubad nende jaoks kättesaadavamaks, andnud nende elule mingisugust tähendust juurde, vaid see kulus lihtsalt liiva ja kruusa ja ehitajate aja lükkamiseks sinna mingisse projekti, mis ei tee elu paremaks. Ja nüüd need ressursid nad on hävinud. See kapital on selles mõttes raisku läinud, et ta ei ole olnud millegi kasuliku teenistuses. Ja nüüd, kui vabal turul oleks siis niimoodi, et kui keegi sai päriselt mingisuguse panga käest laenu selle tegemiseks ja see pank jäi laenu andes sellest rahast päriselt ilma, päriselt seda kapitali ei kulutatud kuhugi mujale, vaid pandigi sinna, siis see pank päriselt riskis oma päris rahaga, päris kapitaliga ja kui Rail Baltic kukub läbi, siis see osaleja seal turul, see pank, kes andis laenu või see ehitaja, kes tahtis seda asja ehitada, ta saab väga tugeva signaali, et tal on jõle halvad mõtted ja tema mõtete elluviimine ei too mitte kellelegi kasu. Ta läheb pankrotti ja tänu sellele, et ta läheb pankrotti, on tal vähem võimalust tulevikus ressursse halvasti kulutada, sest me tahaks, et ressursid oleks nende käes, nende kontrollida, kes teevad meie elu nende abil kõige rohkem, siis kõige suuremal määral paremaks. Et see oleks see loov hävitamine, et kõik, kes ei ole, kõik osapooled turul, kes ei tee meie elu paremaks,
saavad tulevikus vähem võimalust siis meie kõigi raskesti teenitud ressurssidega riskida või mängida. Ja need, kes teevad häid otsuseid, teevad meie elu paremaks, tähenduslikumaks, mugavamaks, need saavad rohkem ressurssi ja saavad rohkem riskida, sest neid tulevad tõenäoliselt paremad mõtted, mida nende ressurssidega teha. Üsna hea vastus. Kõlas hästi. See mingib sensi, nagu mina näen seda niimoodi, et see kasumi kahjumi mehhanism, mida riigisiselt ei ole, riigi valdkonnas ei ole, aga see on nagu vabal turul, et kui ettevõte või organisatsioon teenib kasumit niimoodi, et kliendid ise vabatahtlikult ostavad tema tooteid, siis seal toimub väärtuse loomine. Kui ta teenib kahjumid, siis seal toimub väärtuse kustutamine. Ja kui see ettevõte teenib kahjumid, siis ainuke asi, kuidas ta saaks väärtust luua, on see, et need inimesed hakkavad midagi muud tegema. See, kui nüüd riik võtab läbi maksude kellegilt kolmandalt raha ära ja hakkab nüüd seda toetama, seda kahjulikku ettevõtet või läbi rahatrüki, siis ta lihtsalt paneb ressurssi sinna hävitamisele lihtsalt. Niimoodi, et kui keegi teenib kahjumit või läheb pankrotti, siis ta peabki seda tegema ja ainuke viis uuesti väärtust hakata looma on siis kas midagi muuta või midagi muud tegema hakata. Peaasi, et see kasum on nagu minu arust siin nagu väga tähtis. See on see ka, mida see Mises nimetab, see majanduskalkulatsiooni probleem. See on see sama asi, see saab toimuda ainult läbi nagu selle kahjumi ja kasumi mehhanismi. Et see on nagu ainuke suunanäitaja majandusele, mis nagu saab näidata, kus toimub väärtuse loomine ja kus toimub selle kustutamine. See on inimeste täiesti aus signaal, et see asi, mis sa teed, on kas väärt või ei ole. Mulle meeldis see mõte just, et nagu hääletussüsteem, et ongi, kui inimesed hääletavad oma rahaga selle poolt, nad annavad selle asja jaoks raha, siis see asi ehitatakse ja neid asju tehakse, aga ongi täpselt see, et nüüd teiselt poolt, nagu nende elektriautodega praegu on see teema, et ju riigid ja valitsused annavad mingit toetusi selle jaoks, ehk siis see valitsus annab need puudujäävad hääled nii-öelda ise, et need asjad ikkagi toimiksid. See on tähtis ka mõista, et need ei tule õhust, vaid see kõik tuleb siis millegi muu arvelt. Et sellele, et me ehitame Rail Balticut ja jääb ehitama mõõtmatu hulk mingisuguseid muid asju. Ja see hääle andmine on kusjuures ka põhjus, miks turg on parem või tõhusam kui demokraatia, et demokraatias viiakse ellu ainult enamuse tahe. Ja kõik muu jääbki olemata, aga turgu saab mõjutada igaüks ka kodutu inimene, kes oma 10 senti viib kuhugi või ostab pudeli vett. Ka tema saab mõjutada seda, kui palju vett toodetakse, et tema turul viiakse ellu kõigi otsused siis sellisel määral, kui palju on nende otsuste heaks kiitjaid. Mingis osas rääkisime ka täpselt samast asjast, et turg ei ole demokraatia, sest demokraatia tähendab ikkagi mingi grupi inimesi kantud enamus surub oma soove või tahtmise peale kellegi teisele antud vähemusele. See on demokraatia, aga turg ei ole demokraatia selles suhtes. Turg on palju ausam süsteem. Demokraatias võib ka vähemus suruda enamusele vabalt peale, kui praegu vaadata, et millised olid siis need valimistulemused siis, kui need toimusid, eks ju, et mis moodustasid Riigikogu koosseisu, mis nüüd kestab 4 aastat ja kui vaadata praegu neid küsitlusi, siis mikä inimeste häälestatus on, siis sellel koalitsioonil, kes tegutseb, ei ole absoluutselt rahva mandaati. Nad on absoluutne vähemus Riigikogus, et kõik annavad märku, et me tahame teisi otsuseid teha, aga ei, nüüd viiakse ellu ülejäänud 3 aastat, mis on jäänud, viiakse tõenäoliselt ellu vähemuse tahet, et demokraatias võib ka vabalt niimoodi tihti lähebki. Riigisektoris nagu ma arvan, see lähebki vist tagasi siia sellesse samasse nagu see Misese kalkulatsiooni probleem, et riigisektoris ei ole see võimalik see ratsionaalse majanduskalkulatsiooni teostamine ja siis tänu sellele juhtubki see asi, et alati kellegi huvidest sõidetakse üle lihtsalt. Kas on siis enamus sõidab vähemuse huvidest üle või siis vastupidi, nagu sa ütlesid? Ja see on väga paha. Jah, see on agressioon lihtsalt. Nii, aga lähme siit edasi, siis kas me elame üldse praegu kapitalistlikus süsteemis? Ma olen ise nagu mõelnud selle peale, et okei, meil on raha on pool kogu majandusest.
seda juba dikteerib mingi hunnik poliitbürokraat, see on tsentraalplaneerimine, nagu oli Nõukogude Liidus, see on 50% kogu majandusest. Et kui me paneme veel see riigisektor siia otsa maksud ja kõik, siis see protsent on juba mingisugune 70-80% on juba riigi dikteeritud. Nii et kas me saame üldse öelda, et me elame praegu? Me maksame 60% makse, miinimum, meil on hästi palju vairatud makse ja sinna iga samm siis selles tootmisahelas paneb veel 20% otsa, sest me maksame käibemaksu. Keegi võtab mingi metalli, 20% otsa müüb selle töötajale, 20% otsa teeb pakendi, müüb selle mingisugusele ettevõttele, 20% otsa, ettevõtte paneb sinna selle toote sisse, 20% otsa läheb jaekaubandusse, 20% otsa, et see, ma ei imesta, kui meil lõpuks kõvasti üle 70% rahast käib läbi riigi. Muidugi käibemaksu käib see, ka ma hea et ongi, et see üks ettevõte paneb selle käibemaksu otsa, siis teine maksab selle ära ja siis pärast teine küsib selle riigilt tagasi omakordas mingi sükene raha solgutamine käib nagu ühest kohast teise kogu aeg, aga jah, selles suhtes mingil hetkel kindlasti jah, et see maksuprotsent tuleb päris kõrge niimoodi ikkagi kokku. Ja siis see on ka väga hea lause, et raha on pool igast tehingust. Ta on tõesti, sa võtad mingi asja ja siis alati teine pool sellest tehingust on enamasti, tähendab, siis on raha. Ja jah, vastuse küsimusele, minu arust me ei ela ka kapitalistlikus riigis, sest meil on niivõrd palju turgu sekkumist. Alati siis kõige jõhkram turgu sekkumine on see, et millist raha eestlastel on lubatud kasutada. Sellest ei saa ka ei ole ka parempoolsetes keegi eriti häälekamad inimesed, kes minuga on vastu rääkinud, ei ole aru saanud, et kõik mõtlevad, et osta ja müü, milles tahad ja et kui leiad kellegi, kes tahab Bitcoini eest osta, siis muidugi. Aga jääb nägemata see, et kui, mis selle nimi oli, kas oli Greshami seadus või, et nõrgem raha, kui teda on kohustus kasutada või vastu võtta, tõrjub välja tugevama raha. Et et inimestel kuigi neil justkui vabadus teha tehinguid, mis iganes rahas nad tahavad, siis turg ei ole vaba, kui neilt nõutakse makse või nõutakse makse eurodes või kui on olemas selline seadus nagu tarbijakaitses on, et kui sa keeldud eurosid vastu võtmas, siis sa saad 200 eurot trahvi. Turg ei ole vaba, kui riik ütleb, et kasutage mis iganes telefone tahate, aga kiirabisse ja politseisse saad helistada ainult Huawei telefoniga. Siis osta mis iganes telefon tahad, aga tõenäoliselt kõik ostavad Huawei telefoni. Et see turg ei ole vaba ja sellest ei saada aru, et isegi kui ta nagu näiliselt on, osta mis telefon tahad, siis see privileeg, mis on antud eurodele, on nii suur, et ta lükkab ka tugevamad rahad, mida inimesed tegelikult hindaksid rohkem vabaduse korral, lükkab välja. See on see lihtsalt, et maksmises kasutatakse seda nõrka raha ja hakatakse koguma tugevamat raha kokku lihtsalt, et tugevam raha lihtsalt ei lähe nagu maksmiseks inimestele. Et see on ka, mis juhtub ja aga muidugi, kui nüüd Bitcoini kontekstis rääkida, siis tegelikult on ju Bitcoin pandud väga nõrka positsiooni nagu maksevahendina, sest et iga tehing on maksustatud, et kui sa täna, ma ei tea, ostad midagi Bitcoini eest, siis sa pead jällegi arvutama, mis hinnaga selle Bitcoini ostsid ja mis hind Bitcoinil täna on, kui sa seda tehingut teed. Riik kohtleb teda kui vara. Jah, täpselt. Kuigi tegelikult on, ma mäletan, mis igastahes nagu, mul on nagu meelde jäänud selline asi, et kui mingit raha kasutatakse ametliku valuutana kuskil riigis, siis teda peaks käitlema kui valuutat ja sealt ei tohiks seda ei tohiks maksustada selliselt nagu kui mingit vara. Sellega tuleb tegeleda, sest et ta ju on. Jah, täpselt, et Bitcoin on nagu selle koha pealt on nagu silm kinni pigistatud, et vahet ei ole, et rahvusriigis on ta ametlik valuuta. Ja meil ei ole kapitalism ka sellepärast, et meil ei ole kõik tehingud, ka muud tehingud ei ole vabatahtlikud, ma ei saa valida, millisugust turvateenust ma ostan, ma pean ostma politseiteenust. Sunnitakse maksma seda. Jah, ehk siis meil on maksud. Ma ei saa valida,
missuguse hariduse eest ma maksan, sest et ma maksan makse niikuinii. Et meil on peale sunnitud tehingud. Ja selles mõttes ma ei tea, kas maailmas üldse on riiki, kus oleks tõeliselt vaba turg, ei olegi. Juba see sõna riik ise nagu välistab selle. Jah, põhimõtteliselt küll. Jah, et need tehingud, ma ei ole neile kõigile alla kirjutanud. Minu meelest maffia, kartellid, igasugused sellised kuritegelikud organisatsioonid ja riik on nagu suht sama leveli minu jaoks. Toimivad samade mehhanismide järgi. See on ka see, mis mulle alati, kui me räägime sellest Bitcoinist või jõuame paratamatult me jõuame selleni, et Bitcoini standardi puhul riigid laguneksid lihtsalt ära, sest et neil ei ole võimalust, nende toiduallikasse fiat raha kaob ära. Nad lagunevad ära ja siis inimeste esimene mure on, et siis tekivadki mingisugused lihtsalt mingid maffiariigid, et kus sa pead maksma oma turvalisuse eest ja maksma kuskil tee peal sõitmise eest ja siis aga see on täpselt see, mida me täna teeme. Riiki praegu, et maffiale turvalisuse eest maksmine ei erine mitte mingil maal selle poolest, et ma elan Eestis ja kui ma ei maksa politsei eest, siis tuleb politsei ja viib mind vangi. See on tõesti üks ja sama asi, see tundub meile tsiviliseeritum, aga ta ei ole. Riigi tekkimine ajalooliselt on umbes niimoodi, et on alati mingi grupp inimesi, see on nagu kaugemas minevikus, on alati vallutanud, mingi grupp on alati vallutanud teisi, üks võimalus on, et võtame kohe raha ära, võtame kõik varad ära, aga tegelikult palju nagu pikas perspektiivis kasumlikum on see, kui anda neile ikkagi mingid vabadused ja siis kogu aeg vaikselt nagu ära võtta. Ja see ongi see, kuidas riik nagu on tekkinud minu meelest. Ja mul tekkis just see mõte ka, et nagu et praegu maksame riigile kõigi nende teenuste eest, turvalisus, teed ja kõik need asjad, et huvitav, kui palju me reaalselt maksaksime, kui me näiteks erasektorist neid teenuseid ostaksime või ma kujutan ette ka, et see ei oleks mingi 60% meie sissetulekust. Ja kindlasti vähem. Seda väga hästi tõestab seda, mida see Nõukogude Liit ja Põhja-Korea teevad. See on, riik korraldab seda majandust ja me näeme, kui hävituslik see on. Ja kujuta ette, kui oli Nõukogude Liit hakkab lõppema, hakkame kõik erastama, sest erasektor on parem, turg on parem, aga siis mingid valdkonnad, politseid, haiglad, kõik neid ei erasta, sest miskipärast need on nagu teistsugused, aga siis nagu tekib küsimus, et et mis on nüüd see piir, või kuidas sa nüüd nagu jagad nüüd ühiskonna kaheks, et neid asjad peab tegema riik ja neid asjad peab tegema turg, et nagu kui küsida seda, keegi ei oska seda vastata ka, et mis see nagu üks eraldav joon on nagu, võib väga, hästi tüüpiline vastus on, et kiirabi on nii vajalik ja politsei on vajalik, ja siis nad küsiks, et aga et meil on toit on ka vajalik iga päev ja toitu toodavad vabaturu ettevõtted, et kuidas siis seal nagu, et riigistame kõik toidu tootmise ära, et see on nagu parem siis või? Nõuka ajal oli, poed olid tühjad lihtsalt kõik. Jah, Miises vastas sellele küsimusele, et selle piir läheb alates esimesest hetkest, kui mingisugune keskvõim üldse midagi pakub, sest et sul ei ole nagu see skaala, et kas sa oled kapitalistlik või sa oled sotsialistlik, see ei ole graduaalne siis või? Vaid et sa oled kas kapitalistlik või siis kohe alates esimesest hetkest, kus riik kuidagi turgu sekkub, siis see osa on sotsialism. Sa oled juba, mitte isegi see osa, vaid kuna iga osa turust on seotud iga teise osaga, et kiirabi autos kõik need materjalid, millest see auto koosneb, millest see maja koosneb, haigla tähendab siis, mida need inimesed söövad, nende riided, see on seotud terve turuga, kõikide teiste materjalide ja kõikide teiste ametitega, nii et automaatselt on solgitud isegi ühe kõige mingisuguse marginaalsema toote hinna kehtestamine mõjutab automaatselt kogu turgu, mitte isegi ainult ühte seda väikest osa, vaid tõesti tervet. Jah, see on hea point, siin on siuke päris lahe mõte, aga minu arust, et mõned inimesed arvavad, et see on see, et kui meil on see poliitiline skaala on ju, meil on see vasakpoolsus ja parempoolsus, et et see kesktee on ju, et see on üldsegi võimalik, et kombineerime nagu vasakpoolsuse ja parempoolsuse paremad osad ja samal ajal väldime mõlema halvemaid on ju. Ja siis küsiks enda inimese käest kohe, et meil on nagu Põhja-Korea on nagu kommunistlik on ju, ja Lõuna-Korea on väidetavalt kapitalistlik vabaturumajandus, et kas me siis saame öelda, et Korea poolsaarel on segamajandus?
no ei saa öelda mitte midagi. Noh, siis ongi samamoodi turu, noh, siin meie riigis ka, et meil ongi see, kuhu riik sekkub, see on kõik see minu meelest ka, see ongi see sama, see Nõukogude Liidu süsteem ja kõik, kuhu riigi käsi ei ulatu, see on siis turg. Jah, ja see on näha ka, mõned tuttavad töötavad mingisugustes avalikes asutustes ja täpselt sama juttu kuuleb, mida sai kuulda nõukogude ajal, et kui mingi tehase eelarve kogu aeg ei suurenenud, ta kogu aeg ei kulutanud kõiki ressursse ära, mis talle anti, siis talle järgmine aasta anti vähem ja kõik tahtsid kogu aeg rohkem, järelikult lihtsalt põletati puitu ja lihtsalt toiti mingisuguseid masinaid sees ja lihtsalt tehti selle metalliga midagi, et see kaoks ilma alt ära, sest muidu järgmine aasta on vähem ja täpselt sama praegu meie avalikes asutustes, et meie eelarvest jääb kogu aeg kuulen, kuskil on 300 000 üle, kuskil on 10 000 üle, kuskil on veel mõni 100 000 üle ja siis nüüd aasta lõpus detsembris mõeldakse, et kuule, et meil on see üle, teeme kähku midagi, ostame uued kontoritoolid kõigile, vahetame kõik arvutid välja, vahetame, ma ei tea, jah, laseme mingi platsi asfalteerida lihtsalt, oleks selle rahaga, saaks midagi tehtud. Noh, täiesti, Nõukogude Liidust pole mitte midagi muutunud, lihtsalt üritame seda ressurssi kuhugi panna, sest muidu järgmine aasta me, jah, vaadatakse, et me tuleme jube hästi toime, et siis võetakse seda raha vähemaks. Minu arust sinust oluline, et poliitikud ja need kõik need majandustegelased, nad ei saa aru, mis see kapital, kuidas see tekib. No see on suht pikk seletus, kuidas see tekib, ma arvan, et see ei hakka seda seletama. Ei ole vist, ta on lihtsalt kaubad, millega sa ei ole, mida sa ei tarbi, vaid millega sa toodad järgmisi kaupu. Jah, just. Tarbekaupade tootmiseks mõeldud vahendid on kapital. Jah. Põhimõtteliselt, kui sa püüad kätega kala, siis sul ei ole kapitali. Kui sa valmistad õnge, siis sul on juba kapital. Ja kui sa sealt edasi lähed valmistad, ma ei tea, võrgu, paadi, valmistad veel suurem paadi, see on järjest see, seda nimetatakse kapital ja akumulatsioon. See on see, mille kohta see Hans Hermann Hoppe ütleb tsivilisatsiooni protsess. See ongi see, kuidas meil tekib see nagu tsivilisatsioon, kuidas meil on majad ja kõik meie ümber autod ja asjad. Ja see saab toimuda ainult läbi vaba tahte, vaba koostöö. Siis, kui siin tekib mingi moment, et keegi hakkab kellegi ütlema, kuidas tema oma elu elama peab või näiteks riik hakkab monopoliseerima mingit valdkondi, neid maksude läbi rahastama, siis kaob see kapitali akumulatsiooni protsess ära ja siit hakkab see taandareng. See ongi see, miks Nõukogude Liit lõpuks täiesti nagu kokku kukkus ja miks Põhja-Korea on siuke, nagu ta on praegu. Ja need, kes kapitalismi või kapitalistide vastu võitlevad, ei saa ka aru, et kui neil on kas või pliiat, siis nad on ise ka juba kapitalistid. Sest see on kõik tõesti haamer, tass, arvutilaud, kõik, mida sa ei tarbi kohesteks mõnudeks ei põleta ära, see on kapital, mida sa kasutad. Ja sa peaksid iseenda süsteemis siis sellest, ma ei tea, loomu või andma seda kellelegi ära. Kõik, kes on antikapitalistid, et kui nad tahavad oma sõnadest seista, siis nad peaks minema metsa elama ja mitte ühtegi töörühta kasutama, mitte midagi tegema. Nii, kas lähme edasi? Lähme edasi, vaatame, mis siin veel on. Lähme selle artikli juurde natukene, mis sa kirjutasid. Et seal sa oled kirjutanud sellise lauset. Väidan aga, et valitsuste turgu sekkumisel tekkinud Fiat-süsteem rikub looduses esineva vangidilemma dünaamika ja hävitab seega koostööks vajalikud tingimused. Et äkki natuke selgitad, mis sa täpsemalt selle all mõtled? See on see sama retsiprookse altruismi tõend. See on pikk seletus, ma pole ikkagi õppinud seda midagi lühidalt edasi andma. See koostööks vajalikud tingimused, minu arust see haakub sellega, mida me just rääkisime. Ja põhiline see, et kui me arvatakse, et looduses jääb ellu tugevam, siis jõhkram, jõulisem, kes iganes. Aga tegelikult jääb looduses ellu mänguteoreetiliselt, seda on võimalik simulatsioonidega tõestada ja näha, loodust vaadeldes ka, jääb ellu see, kes teeb koostööd ja kes karistab neid või jätab koostöö tegemata nendega, kes teda petavad. Ehk siis loodus, evolutsioon kogu aeg suunab inimesi suurema koostöö suunas. Sellest on lihtsalt nii palju võita. Ja inimestel see koostöö põhineb nendel retsiprookse altruismi
viibega retsiprookse altruismi tõenditel ehk rahal. Et me ei tee teisele heategu ja siis jäta meelde, et ma tegin talle selle heateo ja siis ei oota tagasi, kuigi mingil perekondlikul, kogukondlikul skaalal toimub ka see, vaid me nõjatame siis rahale. Ja see, et valitsused sekkuvad turgu, sekkuvad raha tootmisesse, sekkuvad tehingute vabatahtlikkusse, see jah, nagu me rääkisime ka, lõhub selle altruismi tõendi ära. Et see raha omamine ei tähenda enam, et sa tegid kellelegi midagi head ja oled nüüd heategu vastu väärt, vaid raha omamine võib tähendada lihtsalt seda, et sa trükkisid raha. Sa said kõige lähemal raha printerile kuskil. Ja no see ongi siis see, et see klass inimesi, kes raha trükivad raha printeri lähedal on, et siis tegelikult nad ei peagi kunagi midagi inimkonnale andma head nagu või mingit koostöö mõttes tegema midagi. Ja need inimesed, kes ilma igasuguse siis ilma igasuguse kahtluseta muudkui kasutavad ära seda raha trükkimise võimet. Neil peab olema midagi viga. Nad peavad olema kas lollid, et nad ei näe oma tegude tagajärgi või nad peavad olema konkreetsed psühhopaadid. Sest et kui me muudame nüüd seda mänguteooriat, kui me muudame simulatsiooni ja sisestame simulatsiooni, et mõned inimesed saavad trükkida tõendeid juurde, siis mis juhtub on see, et evolutsiooniliselt jäävad ellu need, kes on kõige varmamalt nõus elama kõikide teiste heaolu arvelt, tekitama juurde vägivalda, tekitama juurde trotsi, kes on nõus kõikide teiste tehtud tööd hävitama, et ise saada kasu. Ma seletan nii alavasti, see on nii mitu sammu seal on, aga jah. Mina saan umbes nii aru, et kui raha ei saa luua, siis ainuke võimalus rikastuda või raha teenida on see, et sa pead pakkuma väärtust, siis tekib see koostöö, aga nüüd Fiat süsteemis on ainuke võimalus, nagu sa tahad nagu rikastada, siis sa pead ikkagi olema selle raha printeri lähedal, sa pead nagu saama pangast laenu või mis iganes, ja see sunnib ikkagi kõik ülejäänud seda läbi inflatsiooni kinni maksma, mis tähendab, et siit nagu sa erinevat, ütleme niimoodi, et teoreetilisest Bitcoini maailmast, kus saab rikastada ainult läbi koostöö, Fiat süsteemis ikkagi saab rikastada ööldjuhul läbi ikkagi konflikti ja siit see viibki nagu inimesed ja kõik kogu ühiskonnaga selle nagu aina enam on nagu konflikti suunas. Ja see eriti tuleb, see millel selle koostöö põhineb, miks koostöö tekib, on see, et need, kes on koostööaltid, saavad öelda ära koostöös nendega, kes petavad. Aga Fiat süsteemis sul ei ole seda võimalust, sest et kaotajad, need, kes tegelikult peaksid kaotama, need ei kaota mitte kunagi, nad ei lähe pankrotti, eks ju. Et nad võivad muud kui teha sinuga tehinguid, nõuda sinult seda trükitud raha kasutades, nõuda sinult nii-öelda vastu heategusid, aga sul ei ole võimalik öelda ära nendega koostöö tegemises, sest sa oled sunnitud seda raha kasutama, sa oled sunnitud seda vastu võtma, sul pole muud valikut. Et see on evolutsiooniliselt on see sama hea, kui et on keegi ahv, kes laseb kogu aeg oma selga seal puukidest puhastada, nokkida neid parasiite ära, aga mitte kunagi ei puhastada kellegi teise selga. Ja selliseid, see muudab kõik ülejäänud siis hullikesteks oli vist see termin või lollikesed, hullikesed vist ikka jah. Et hullike on see, kes muud kui teeb koostööd. Vahet ei ole, mis talle vastu tehakse, teda muud kui petetakse, tema ikka valib ainult koostöö. Ja need siis petised evolutsioonilises mängus, simulatsioonis lihtsalt söövad kõik hullikesed välja, elavad mõnda aega nende arvelt ja siis lihtsalt suretavad nad välja. Ja see petiste grupp nähtavasti vist võiks nagu kasvada ka tänu sellele, et paljud nagu näevad, et neil ei ole mõtet nagu ausat mängu mängida kui pettuse teel. Ja meil ongi, seda ma mõtlengi sellega, et evolutsioon suunab sinna poole, et konkreetselt kasvabki psühhopaatide arv. Seda on meie arust näha ka, sest et väikestes gruppides, kus ei nõjatuta siis ainult
ainult sellele suust suhu antud infole, et kes mind pettis, kes tegi head. Ja gruppides, kus ei ole ka mingisugust korrumpeerimata mainemehhanismi, need osta.ee-s ei saa psühhopaadid midagi teha, sest et sa saad ausalt panna hinnangu, et see inimene ei saatnud mulle kaupa või jah, pettis mind. Aga tänapäeva riikides siuke mehhanism puudub, me ei saa hääletada, et pank andis mulle raha, aga ta ei kaotanud mitte midagi, aga minult tagasi nõuab ta päris raha, mille jaoks mina pean tegema päris tööd. Nii, kus ma selle ausalt alustasin? Jah. Et see on näha, et sellises ühiskonnas psühhopaatide arv kasvab. Kohas, kus on mingisugune töötav mainemehhanism või suust suhu levivad uudised, et see kogukond on piisavalt väike, siis seal keegi ei taha nende psühhopaatidega midagi teha, ta peab ellujäämiseks minema kuhugi uude kohta, aga seal ta tuleb ka väga lühikest aega toime, sest seal selgub ka, et on psühhopaat, aga tänapäeva ühiskonnas praegu oleme nii, kogukonnad on ära lõhutud, mainemehhanismid on ka korrumpeerunud ja psühhopaate, kui need enne oli võib-olla 1-2%, siis nüüd on viimati teadaolevalt 5%. Nende hulk lihtsalt konkreetselt kasvabki, sest et me oleme loonud nišše, kus nad tulevad meie kõigi kukil elades paremini toime ja meil ei ole võimalust neile ei öelda. Ja raske on nagu meil üldse nagu nii-öelda trackida ka, et kes need psühhopaadid on, vaata, et me otseselt ei näegi neid inimesi, me ei tea tegelikult, kes päriselt neid niite tõmbavad, et nagu näiteks USA-s on ju föderaalreserv loodi 1913 ja tänaseni ei ole seda kordagi ei ole ühtegi auditit tehtud ega mitte midagi seal, siis see on täielikult kinnine must kast, keegi ei tea, et kes neid niite tõmbab, kuhu raha täpselt liikus, mis toimus. Et siis ongi nagu, jah. Ja see Fiat süsteemis, et nagu tippu jõuda või nagu edukas olla, siis sa pead kasutama teisi ära. Ja siis tähendabki, et ikkagi sinna nagu tippu jõuavadki need inimesed, kellel puuduvad moraalistandardid ja kellel on nagu suva teistest. Ja niimoodi siis, ongi seal võimupositsioonidel lõpuks inimesed, psühhopaadid nagu tundsid, kes teisi ära kasutavad. Ma ei seletanud seda nii hästi, kui ma oleks tahtnud, aga kui te loete, lugege seda, siis tuleb kindlasti paremini üle. Ja seal sinu artiklis oli siuke ka, et hinnasignaalide väänamine korrumpeerib koostöö mõiste. Kui natuke vist rääkisime ka sellest juba. Jaa. Põhimõtteliselt ongi see. See tähendab jah seda, et sa ei saa seda altruismi tõendit enam usaldada, sest et sa ei tee vahet sellel tõendil, mis tuli päriselt inimeselt, kes tegi kellelegi teisele midagi kasulikku, kes töötas päev läbi palehigis. Ja sa ei tee vahet sellel tõendil, mis äsja tuli printerist. Ja sellepärast sa ei tea enam, et kui sulle millegi eest makstakse, siis sa ei tea, kas ma seda, oletame sulle makstakse, ongi elektriauto tegemise eest näiteks, siis sa ei saa enam olla kindel, kas turg tõepoolest tahab seda elektriautot, kas inimesed tõepoolest, nende aus hinnang on see, et mu elu läheb paremaks ja külluslikumaks, kui meil on elektriautod. Või see on hoopis kellegi psühhopaadi, kellegi mingisuguse keskse institutsiooni trükitud rahaga saadetud ebaaus signaal. Ehk siis sa ei tea enam, mida ma pean tegema, et ma teeks teistele head. Sest kõik signaalid on korrumpeerunud ja valed. Kes me ei oska enam ei oska üksteise selge enam sügada või. Ja selline siuke asi toimub. Jah, Fiat hävitab selle nagu ausa koostöö ja Bitcoin ilmselt taastab selle. Sest et sa tead, et kui kellelgi on Bitcoini, siis ta ei saanud seda trükkida. Jah, ta päriselt, et ta seda sulle pakub, on aus hinnang, et ta tõepoolest tahab seda asja, mille eest ta seda sulle üritab pakkuda. Ja Bitcoini trükkimine tähendab sisuliselt seda, et sa oled investeerinud riistvarasse, elektrisse ja siis sa kaevandad seda, et siin on ikkagi reaalne energia ja ressursid sisse läinud. See tähendab, et sa teed seda võrku turvalisemaks ka. Et sa oled ikkagi mingit reaalset tööd teinud, et see on minu arust selle proof of work'i nagu iluasja juures, et nagu ongi, et kui siin mingid teised coin'id on läinud kuskile proof of stake'i peale, siis
see on ikkagi seesama fiat süsteem, kus ongi nagu need, kellel on rohkem, need teenivad rohkem ja siis põhimõtteliselt samamoodi annavad sulle neid tõendeid midagi, tegelikult nad ei ole reaalselt midagi teinud selle jaoks, on ju. Lihtsalt võib-olla nad olid kas selle coin'i loomise juures või nad olid siis hästi varakult seal sees, et nad ostsid neid coin'e kokku ja siis nüüd nad tänu sellele lihtsalt toodavad endale neid coin'e juurde, ilma et nad reaalselt mingit väärtust juurde pakuks asjale. Et see on jah. Aga ma ei tea, kas räägime natuke ajalisest eelistusest või sa ütled selle kohta hästi oleviku eelistus? Jaa, ma arutasin sinu oma kirjanduslike tuttavatega, et see on ilmselt võib-olla paremini loomulikumalt mõistetav. On küll kusjuures ja ma isegi mõtlesin selle peale, et nagu oleks ma suga varem tuttavaks saanud ja varem kuulnud, siis ma oleksin raamatus ka tõlkinud selle oleviku eelisena, mitte ajalise eelistusena. Kui annab seda tähendust nagu intuitiivsemalt edasi, et kui väga sa eelistad olevikku tulevikule. Mis see küsimus sellega oli? Küsimus oleks näiteks, et kuidas raha mõjutab üldse oleviku eelistust? Jah. Kui sul on üldse võimalik kuidagi tulevikuks valmistuda, midagi koguda, siis inimesed kipuvad seda tegema, koguma, tulevikuks valmistama, ehk siis oma oleviku eelistust langetama ja kui sult võetakse ära võimalused tulevikuks valmistuda, siis lihtsalt ei tee seda, see ei ole optimaalne, ei ole kasulik. Ja võimaluse tulevikuks valmistuda, koguda, võtab ära see, kui me trükime raha. Sest et koguda kaupu, mida sul võib tulevikus vaja minna, on hästi keeruline. Tulevik on alati ebaselge, sa ei tea, kas ma pean koguma nagu ongi näiteks elektriautosid, siis kas neid on tulevikus nagu väärt või ma pean koguma äkki vaske või äkki mingi uus tehnoloogia, et mul on tegelikult vaja hoopis liitiumi rohkem. Et materjalide kogumine on hästi riskantne ja hästi ebaselge, et mine sa tea, mida tulevikus võib rohkem vaja minna. Aga kogudagi endale vastu teeneid on nagu alati kasulik, sest et see vastu teene hõlbab mis iganes kaupa. Nüüd jah, kui need vastu teened aja jooksul kaotavad väärtust, kui nende altruismi tõendite hulk suureneb, siis see tähendab, et ma saan tulevikus tänaste heategude eest vastu vähem heategusid. Mis mul kui mõtleval olendil, mis kõige kasulikum oleks mul teha, on see, et ma lunastan kõik need heateod kohe, ehk siis ma kulutan raha kohe ära. Kuna see mul aina libiseb sõrmede vahelt see väärtus lihtsalt ära, siis ma vaatan, äkki ma saan kiiresti veel selle aasta siis uue telefoni, et siis see on nagu vanasti lahti, sest et mul ei ole mõtet telefoni hoida. Ma ei tea, kas see on tulevikus kallim, odavam, mis iganes. Selles mõttes mõjutab raha seda oleviku eelistust. Seda te teate ju ise ka nii. Jaa, meie teame. Aga kuulele võib-olla mingi teistmoodi perspektiiv. Me oleme ikka seda rääkinud. Jah. Ja ma just mõtlesin, et ütlen veel selle juurde nagu, et see sama, et see oleviku eelistusega, et ongi, kui sa pead selle kohe ära kulutama oma nii-öelda raha või siis need vastuteened, mis sul nagu saada on, et siis tõenäoliselt sa ei tee ka kõige targemaid otsuseid, et sa pead kiirustades need otsused tegema. Et siis on see nagu suures pildis ka ühiskonnale tegelikult ei ole see nii hea kui sa hoiaksid võib-olla neid tulevikuks, kui sul reaalselt midagi vaja on. Jah, see on ka, millest ei näe need ettevõtted ja nii-öelda majandusteadlased läbi, et jah, võib-olla kui me tõstame inflatsiooni, siis inimesed üritavad seda rohkem investeerida kuhugi, aga ütleme, kui inflatsioon on 3%, siis miks sa tahad, et inimesed investeeriksid oma raha 3% riskantsemalt või 3% vähem mõeldes. Inimesed investeerivad niikuinii kogu aeg. Isegi deflatsiooni korral, isegi kui raha väärtus jääb täpselt samaks, ikkagi inimesed investeerivad. Et inflatsioon ei tähenda mitte midagi muud kui seda,
et ma investeerin 3% siis näiteks kiiremini mõeldes emotsionaalsemalt 3% riskantsemasse ettevõtmisesse. Et see meil ei ole mingit eetilist ega majanduslikku põhjust. Nii palju, kui me sellest võime võita, et äkki siis saab raha mingisugune ettevõte, mis muidu ei oleks saanud, kui inflatsioon oleks 0, aga täpselt sama palju ja ma ütleks isegi rohkem, siis läheb seda raha raisku ettevõtete peale, mis ei olekski päriselt pidanud seda raha saama. Kaob ära see kriitilisus investeerimisotsuste tegemisel. Minu arust niimoodi on tekkinud ka see, mida ma nimetan kommertsinvesteerimiseks. Kõik need finantsvabaduse grupid ja kõik need autorid, kes kirjutavad oma investeerimisraamatuid ja kõik nad ajavad seda tootlust taga lihtsalt konstantselt. See on nagu selliseks natukene võltsmaailm. Ütleme, et kui rahavaru suureneb 5% iga aasta ja kui sinu investeeringu tootlus on 4%, siis tähendab, et tegelikult sa teenid kahjumit. Aga kui inimene ei tea seda, kui ta ei saa aru, siis ta vaatab, et okei, et ma teenisin ju kasumit, ma panen veel raha juurde sinna. Te ei investeerita mitte selleks, oma kapitali anta ettevõtmistele mitte selleks, et nemad saaks teha midagi, et sinu elu tõepoolest paremaks läheks või meie kõigi elu, vaid oma kapitalist üritatakse lahti saada lihtsalt selleks, et selles vesiliivas kuidagi pinnal püsida, ellu jääda. Kuna raha kaotab väärtust, siis sa pead investeerima isegi, kui sa ei taha seda teha. Kui ma ei ole pädev nagu inimene investeerima, siis nagu miks ma peaks seda tegema? Ma tahaks, et mu raha lihtsalt oleks väärtust. Et investeerimine on ikka investeerimine ja säästmine on ikkagi, nad on ikka väga erinevad asjad. See on nagu, investeerimine tähendab ikkagi riski, aga säästmine on just see, et sul ei tohiks olla riski. Et tavalisel keskmisel inimesele võib-olla ei olekski vaja üldse investeerida või see ei oleks nagu vajalik, kui meil oleks raha korras, lihtsalt raha töötaks. Kui sa saaksid lihtsalt säästa oma raha hoida, et sa ei pea tormama seda kuskile turule kohe viima kiiresti. Kõik ei pea seda tegema, sa pead teadma, et mis asjad on siis ettevõtmist väärt. Aga äkki sa oledki lihtsalt puussepp, sa oskad teha aknaraame. Ja siis teed neid, et sa ei pea, iga inimene ei pea õppima selgeks veel, et mida ma teen selle rahaga, mida ma nüüd sain aknaraamide tegemisest. Ja ongi selle jaoks, et isegi võibolla, kui tal oleks mingi suurem idee on peas, et mida ta päriselt teha tahaks, siis ta teab, et seda raha lihtsalt niisama kogudes sukasäärde, see raha lihtsalt sulab ikkagi ära, et siis ta ei jõua kunagi oma eesmärgini, et siis ta peabki hakkama leidma mingid riskantseid mooduseid, et seda raha kasvatada kuidagi, et siis ongi see nagu et muidu oleks, kui sul on nagu raha, mille väärtus ei sula ära, siis sa lihtsalt kogudki selle raha, jõuad sinnamaale, kus sa saad investeerida selle oma ettevõtmisse või oma eesmärki, kuhu sul plaan oli, aga siis ongi see, et täna mõtlengi, ma ei tea, hakkad koguma raha, et maja ehitada, aga maja ehitamiseks vajalikud materjalid ja tööjõud, kõik läheb kogu aeg nii palju kallimaks, et siis sa nagu kogu aeg oled selles jooksus tagapool, et nagu sa ei jõuagi sinna eesmärgini kunagi, kui sa just nüüd seda raha ei vii kuskile turgudele, kuhu kõik investeerimiskurud seda soovitavad viia. Ja siis on ikkagi veel võimalus, et seal läheb ikkagi see raha kaotsi, sest et sa ei ole professionaalne investor tegelikult. Et see on natuke jabur, jah. Pigem selles investeerimismaailmas võidavad ikkagi need, kes on profid. Nende kätte ikka lõpuks liigub ikka suurem osa rahast. Jah, et see oli oleviku eelistusest. Ma panin siis juhuse küsimuse, mida meile tuletasin sealt sinu artiklist, et kas sa nõustud väitega, et võlapõhine fiat rahandussüsteem on lihtsalt füüsilise orjendussüsteemi tänapäevane ja efektiivsem jätk? Ja vist küll, jah. Mina ka nõustun sellega. Sest kui sinu tööviljad see on see time theft. Inimesed varastatakse nagu, kui nad säästavad, siis see on nende tehtud tööaeg ikkagi ja need võetakse ära kogu aeg. Jah, sa tegid tööd, sa panid kõrvale, ei tarbinud kohe ja keegi, siis keskvalitsus, keskpangad, keegi jõuga oma võimu kehtestav institutsioon sinu arvamust küsimata vähendas sinu tehtud töö väärtust ja kuna meie tehtud töö on paratamatult seotud meie kehaga, et see
see arvuti kuulub mulle, sest ma olen oma kehaga teinud oma kehaga tegevusi, et see arvuti endale soetada, siis kui midagi tehakse selle arvutiga, mida ma ei taha, et tehtaks, siis ma justkui muutun selles mõttes orjaks, et minu keha, see, mis minu kehaga toimub, ei ole minu kontrolli all. Et jah, ma olen nõus. See Robert Breedlove, see, kes seal Ameerikas on, tema on kirjutanud siukse artikli nagu Masters and Slaves of Money ja seal ta võrdleb seda, et ma ei mäleta neid arve, aga ta toob need arved välja, et 10. Ei, ma ei tea, aga ta toob need arvud välja, et kui palju sellel, ütleme, et keskajal oli see orjakaubandus, viidi Aafrikast sinna Kesk-Ameerikasse igal poole sinna need orjasid. Ja siis ta tõi need numbrid välja, et kui palju need orja sinna viidi, kui palju need eluajal tööd tegid ja kui palju sellega nagu nende aega varastati kokku, neid tunde lõpuks. Ja siis ta pani kõrvale, et kui palju läbi dollari inflatsiooni inimeste aega nagu varastatakse ja see, läbi see dollari inflatsiooni on ikkagi, see number tuli suurem. Muidugi inimeste arv on ka suurem. Aga siis sealt artiklist nagu järeldabki, et see praegune süsteem on nagu palju suurem orjandus kui see, mis keskajal oli. Mitte lihtsalt läbi inflatsiooni, vaid kuidas erinevad orjandusest maksud. Jah, sama asi, jah. Et ma ei taha, et sellest tööst, mida ma olen valinud oma kehaga teha, võetaks 60% ära. Ma ei ole selle alla kirjutanud ja seda tehakse ja ma pean ja kui ma ei ole nõus andma, siis tehakse minu kehaga veel rohkem asju, mida ma ei taha, et sellega tehtaks. Ma räägin, see artikkel, seal oli ainult inflatsioon, aga kui ma see maksud ka otsa, see on nagu veel hullem see probleem. Ja, et kui ongi Eestis on praegu inflatsioon 20%, siis sa 20% aastast sa oled ori lihtsalt, et seda raha sa kunagi endale päriselt ei saa või et see läbi inflatsiooni sulab ära see juba. Ja mitte 20, siis tegelikult 60 või rohkem. Ja nüüd lisaks veel ja maksud veel juurde, et siis on juba Ma mäletan ajalootunnis, kui räägiti sellest, et me pidime 10 maksma seal, kui me olime nii-öelda orjad, mis tähendas tegelikult töölised lihtsalt, eks ju. Pidime maksma 10 sissetulekust ja see tundus nii jõudne, et aga me oleme tänapäeval palju hullemas seisus. See Peter McCormack tegi mingi lühidokfilmi, kus ta rääkis siukse vennaga nagu Dominic Frisby ja siis tema rääkis niimoodi, et Inglismaal enne esimest maailmasõda oli kullastandard, inflatsiooni ei olnud ja läbi maksude võeti ära inimesed umbes 10%. Praegu see mingisuguse 6-70 asemel siis. See oli 100 aastat tagasi, üle 100 aastat tagasi. Tulumaks oli, kas polnudki või siis esimene tulumaks, mis kehtestati oli 2-3%, ma ei mäleta midagi sellist. Jah, üldjuhul pärast esimest maailmasõda hakkas tulema maksud, siis kui Fiat süsteem algas. Tundub, et tänu tehnoloogia arengule ja tänu sellele, et meil reaalselt keegi piitsaga selja taga ei ole, siis inimestele tundub, et me ei ole orjad. Jah, see nagu tehnoloogia areng ikka päästab suht palju nagu Fiat süsteemi kasuks siin. See nagu aitab inimestele nagu pühkida seda aru saama, et me töötame ikkagi süsteemi jaoks. Sa saad ju ikkagi kord aastas minna võib-olla nädalaks puhkusele lennukiga. See on ka Greiberil, kellest me jõuame rääkida ka vist, et tal on mitmes raamatus seda maininud, aga et me praegu vaatamata sellele tohutule tehnoloogilisele deflatsioonile ja tohutule koostööle, mis me oleme teinud, me töötame päevas absurdselt palju rohkem tunde kui need inimesed, kellele me vaatame ajaloos tagasi ja toi küll nemad pidid alles tööd tegema. Me töötame rohkem tunde päevas kui need keskaegsed sulased või orjad või kütid kõrilased kasvõi. Me nagu tänu sellele pidevale orjusele, pidevale ajavargusele see tehnoloogiline areng ei ole jõudnud meie kõige kallimas, mida me taga ajame, aeg, et meie aeg oleks võimalikult vaba ja võimalikult tähendusrikkalt täidetud, see ikka veel ei ole jõudnud nagu kehastuda või täheks saada. Aga see Greiber ise ütleb ka seda, et see on Fiat süsteemist tuleneb see? Ta ei aja seda niivõrd, ei aja selle kaela. Ma mäletan, siis ta näeb seal mingisuguseid muid mehhanisme, kultuuri, mis iganes. Selle raamatu nimi on Kõigi asjade koidik. Jah, Dawn of Everything. Et
äkki lähemegi natukeseks selle raamatu juurde, et see on mingisugune, no päris pikk raamat, ma vaatasin mingi üle 700 lehekülge äkki. jaa, tegelikult see on 500, see on lihtsalt väga palju viiteid. Okei, aga ja teed äkki siukse 5-mintsase kokkuvõtte. räägi mõne sõnaga, kuna sa jagasid seda ise Facebookis, siis räägi mõne sõnaga. Mõtlesin, see on meile oluline sellepärast, et ilmselgelt nüüd vist on ilmselge juba, et Bitcoini laiem omaksvõtt paratamatult tähendab seda, et riigiaparaadid kas kuivavad väga-väga-väga kokku või siis kaovad täiesti ära. Ja siis järjest inimestele seda ideed Bitcoinist tutvustades, siis paratamatult, kui muudel asjadel ei ole nagu midagi vastu öelda, muudes kõikides majanduslikes põhimõtetes on nagu seda oponenti nii-öelda siis veendud, siis jõutakse kogu aeg selle küsimuseni, et okei, aga siis riik laguneb ära ja mida me siis teeme? Meil on vaja ju kuidagi säilitada korda ja tsivilisatsiooni ja rahu ja keegi peab ehitama teid, keegi peab vaatama, et kaubandus toimiks, mis iganes, keegi pakkuma turvalisust, keegi peab pakkuma õigussüsteemi teenust. Ja et see on see kõige viimane takistus, mille ette jõutakse, ilmselt viimane, et see on see küsimus, millele me peame kõige viimases järgus, siis lõpusirgel nagu vastama. Ja mu enda teekond läbi selle Bitcoini ka sinna jõudnud, et ma alustasin nendest Bitcoinist endast, kuidas see töötab, siis majanduspõhimõtetest, miks ta on parem. Ja siis nüüd ma olen jõudnud sinna, et ma loen, et miks pole riiki enam üldse vaja või miks. Ja see on siis ka see antropoloogiline uurimus, kuna ta on väga originaalselt mõtlev antropoloog, ta kirjutas selle kahasse siis David Wengrow'ga, et meil on sätestunud igal pool, koolides õpetatakse, et ainuke võimalus, et riik on midagi hästi loomulikku, midagi, mis on kogu aeg tekkinud ja ta on ainuke võimalus, kuidas me saame korraldada rahumeelselt elu, rahumeelset koostööd, tehnoloogiliselt keerukat tsivilisatsiooni. Et see on paratamatu ja kõik on sellele alati alla kirjutanud, sest et meil ei ole muud varianti. Ja ma ka ei ole. Ja see on siis antropoloogiline uurimus, hästi põhjalik, hästi huvitav, hästi originaalne, mis lükkab selle ümber, et me ei ole alati alustanud küttidest korilastest, kellel polnud üldse hea elu. Ja siis avastanud kuidagi põllumajandust, siis põllumajandus selle traditsioonilise arusaama järgi viis alati selleni, et meie rahvaarv kasvas, sest et see oli niivõrd produktiivsem. Kui rahvaarv kasvas, siis oli vaja mingisugust keskset administratsiooni, et hallata niisutussüsteeme ja siis sealt juba see administratsioon kasvas paratamatult riigiks ja nii edasi. Et see ei ole see lugu, mida peavoolus räägitakse tsivilisatsioonide ühiskondade arengust, ei ole üldse selline, ei käi üldse alati neid samme ja ei käi neid alati sama pidi. Me oleme elanud ka kõige nii-öelda primitiivsemad meist oleme olnud nagu meie siin laua taga, et me oleme arukad inimesed ju, inimesed on alati olnud arukad, on alati analüüsinud enda olemist, enda ühiskonna korraldust ja on väga tihti, võib-olla isegi enamasti jõudnud anarhismini ja jõudnud selleni, et korraldame oma olemise siin niimoodi, et me kõik oleks võimalikult vabad, et meil poleks ühtegi käsku, mida keegi peab kuulama, et meil poleks autoriteeti, kelle mitte järgimist siis me kuidagi kollektiivselt karistame. Et inimesed on igasugustel viisidel oma elu korraldanud ja jõudnud ka siis asjadeni, mida me hindame, et jõudnud suurte populatsioonideni ja jõudnud tehnoloogilise keerukuseni ja õnne ja rahuliku koostööni, et meil ei ole vaja selleks, et meil oleks rahu, et meil oleks tehnoloogia, et meil oleks koostöö, kõik need asjad, mida me hindame tänapäeva tsivilisatsiooni juures, meil ei ole vaja keskset jõuorganit, kes mingisuguseid tsentraalseid seadusi kõigile peale surub. See on vist selle raamatu küll minu subjektiivselt võimendatud kokkuvõte.
Okei. jah. Eile õhtul veel ka korra natukene guugeldasin ja YouTube'ist vaatasin selle kohta, et kui ma ei ole ise seda raamatut lugenud, siis nagu tahtsin ka natuke aimu saada, siis sealt tuli ka välja see, et nagu, et nad on uurinud neid vanu tsivilisatsioone, et põhimõtteliselt kuskil juba mingi aastatuhandeid tagasi tegelikult inimesed elasid nagu väga külluslikult, nagu enam-vähem igal ühel oli oma palee või asi, et nagu, et ja selle jaoks ei olnud mingit riiki vaja, et mul lihtsalt tekkis sellega seoses küsimus see, et huvitav, kuidas nad nagu kuidas nad nagu seda uurisid, et nad nagu välja selgitasid, et sellel ajal mingit riiki või keskelt mingit organit ei olnud või nagu. Meil on hilisemaid, ma neid täpse metodoloogiaid ei tea, kõige ütleme tõsiselt toetavamaid näiteid, kus inimesed päriselt ise siis enam-vähem tänapäevased lääne inimesed käisid koha peal ja sedastasid siis meile, et kuidas seal elati, on sellest Lõuna-Ameerikast ja Ameerikatest üldse täiesti puutumata tsivilisatsioon justkui. Ja me oma tänapäevase maailmapildiga läksime sinna kohale ja saime jälgida ja öelda, et mis asi see oli. Kas me nimetasime seda kuningriigiks, kas me nimetasime seda vabariigiks, kas me nimetasime neid lihtsalt mingisugune kooslus küttekorilasi inimesi. Et mul ei ole vastust kõikide nende metodoloogiate osas. Ja selle ma ei võlgu. Ilmselt seal, tõesti see oli väga-väga palju viidatud ja kindlasti nad rääkisid sellest ka see on lihtsalt see osa, mis ma kirja panin. Ühesõnaga ikkagi tegelikult on hulgaliselt tõendeid selle kohta, et meil ei ole vaja riiki selleks, et hästi elada. Tihti kas või arheoloogiliselt, et sa kaevad, kui sa kaevad mingisuguse antiikse linna välja ja seal ükski maja ei ole üheski teisest majast suurem, üheski majas pole rohkem varandust, rohkem mööblit, rohkem toidujäänuseid või mingisuguseid mis iganes artefakte kui üheski teises majas, siis see on märk sellest, et tõenäoliselt seal ei olnud mingisugust keskset organit, kes midagi korraldas. Ja see tihti lihtsalt tihti ei ole tõendeid. Üks raamatu põhimõtteid oli ka see, et kui me neid asju uurime, tegeleme arheoloogiaga näiteks, siis meie eeldus on alati, et kui on mingi linn, siis me hakkame alati otsima, et kus oli selle pealik või me alati me eeldame selle oma sama mudeli põhjal, et hõimkond, siis on linnriik ja siis on riik. Et me eeldame seda mudelit ja me eeldame, et selles ühiskonnas, mida me hakkame uurima, peab olema nüüd see asi, mis meil igal pool on, see peab olema mingi keskne organ. Ja ilma, et selle ühtegi tõendit ei oleks, me paneme selle oma teadusartiklisse, oma sellesse arheoloogilise kaevamise dokumenti kirja, aga nii seda peab tõestama, et oli riik, kui ka seda peab tõestama, et ei olnud riik, et mõlemad teaduslik meetod töötab selles mõttes mõlemad pidi, et mõlemad tuleb tõestada. Ja enamasti ei ole mingisugused tõendid keskvõimust või siis on tõendeid just sellised keskvõimust, mis oli näiteks on tõendeid bürokraatiast, mis oli olemas enne seda, kui olid üldse mingisugused suured linnad, on väike põllumeeste, küttide, korilaste küla, juba nemad tegelevad bürokraatiaga ja see bürokraatia on inimeste endi teenistuses, mitte bürokraatia endi teenistuses. Juba on mingisugune ühine vilja ja lihavaru, mille üle peetakse siis savist killukestega arvet. Neid asju on igasuguseid, mis iganes kombinatsioone me suudame ette kujutada, et bürokraatia suurel linnades, bürokraatia küttidel, korilastel, linn, mis ehitatakse põllupidajate poolt, linn, mis ehitatakse küttide, korilaste poolt, igasuguseid kombinatsioone. On olnud kuningas, ei ole olnud kuningat. Ja see oli ka väga silmi avav siis või, et enamasti nähti kõige rohkem
vabadust pakkuva elukorraldusena, kui seda keskvõimu ei õnnestunud kuidagi vältida, siis nähti, et kõige parem on monarhia. Sest et monarhil oli alati, mitte alati, aga oli tihti täielik absoluutne võim, ta võis tõesti käskida kelle iganes pea maha raiuda, südame välja rebida. Aga kuna see võim oli absoluutne, siis ei olnud käsu andmiseks muud varianti, kui see monarh pidi olema ise kohal. Ja see oli kusjuures probleem ka siis relatiivselt tänapäevastel kuningatel. Et kui Louis, ma ei tea, 7. üritas mingit käsku edasi anda, ta oli ka absoluutne monarh, eks ju. Ma loodan, ma numbriga ei eksi. Siis tema ka, kui ta saatis oma käsilase teele, siis seda käsilast enamasti ignoreeriti. Ta pidi ise kohale minema, et kuninga käsku kuulataks. Sest et oma võim oli absoluutne, seda ei saa nagu kildudeks jaotada. Ja siis oli väga lihtne, et kui sa tahtsid olla vaba, siis sa lihtsalt ei elanud selles kuningalinnas. Kolisid võimalik kaugele sellest türannist. Tema pühad linnad olid enamasti täiesti tühjad, seal oli väike teenijaskond. Ja see oli päris õudne elu selles mõttes ka, et kõik tõesti, ta oli tegelikult tavaline inimene. Ja mis tema psühholoogiaga toimub, kui kõik hoiavad temast eemale, kui ta hakkab mööda maad käima ringi, siis need külad jäetakse maha, tegib inimtühjadest küladest läbi, et kuskil ei ole mitte kedagi, et kui väga ma haisen, et kõik must eemale hoiavad, et selline oli nende elu ja see tagas siis inimestele relatiivselt relatiivselt palju vabama elu kui meil, et nad korraldasid kuningast eemal olevad külad, asulad korraldasid ise oma poliitikat, tegid ise oma sõjakäike, kui nad olid sõdiv tsivilisatsioon. Ja kuningas ei pidanud seda kõike siis sellele alla kirjutama, seda lubama, ei saanud seda keelata, sest et teda ei olnud kohal. Et inimesed olid palju vabamad, mõtleks kui meie oleme praegu, et selline kõikjale ulatuv administratsioon, nagu meil praegu on, mis käib meie absoluutse võimuga kaasas. Bürokraatia, diktatuur. Jah, see on see igale poole laiuv bürokraatia administratsioon on ajalooliselt päris haruldane. Ja see ei ole ainukene viis, kuidas me saame oma elu rahumeelselt korraldada. See on ainuke viis, kuidas riik saab tegutseda, minu arust. Riik vajab bürokraatiat. Muidu tekibki see sama efekt. Mingil määral vajavad nagu inimesed ka, meil on siin märkmedki, meil on paberil, et see on meie nõusolek, et meil on seda vaja, siis on kõik väga okei. Bürokraatial ei ole mitte midagi viga, kui ta on tõepoolest inimeste teenistuses ja kui ta on selles mõttes ka paindlik, et kui bürokraatia... Kui ta on kahe poole nõusolek, siis on väga okei. Aga riigi pool on üldjuhul see, et riiglas nõuab seda, ega see teine pool väga ei taha seda teha. Jah, tema eesmärgiks saab siis iseenda elus hoidmine ja alati, mis on ka lootustandev, et inimesed on lõpuks sellest liiga rõhuva võimu all olemisest alati, nad on seal ära tundnud, et nad on seal ja nad on alati korraldanud midagi, mis selle võimu siis, mis kehtetakse uuesti vabaduse. Ma ütleks, et me oleme sinna poole ka teel ja meil on ainult üks tööriist, ma arvan, kuidas teha seda rahumeelselt, see on Bitcoin ja siis on ülejäänud vägivaldsed tööriistad, mida me ei taha, et kasutataks. Sest et meil on üsna habras tsivilisatsioon, meie tuumareaktoritel on vaja kogu aeg vette ja elektrit, meil on meie toiduahel on hästi habras. Inimesed ei oska ilma selleta eriti üle paari päeva toime tulla. Et see kõik peab säilima, see üleminek peab olema rahumeelne ja sujuv, aeglane võib-olla isegi. Ja ainuke võimalus seda teha, vaikselt võtta selle bürokraatialt nende seda verd ära. Sly roundabout way. Nagu Bitcoinid ütlevad. Okei, aga lähme siit edasi. Sa oled avaldanud arvamust, et riike peaks näiteks kultuuri üldse rahastama. Palun räägi, miks sa kultuuri vihkad? Ja miks sa vihkad, miks sa ei taha, et inimestel on kultuur? Jaa, ma jälestan kultuuri. Selle sama asja pärast, et ta ei erine muudest kaupadest, mille ostmist riik jõuga kehtestab. Kui mingisugune kultuuriasutus ei
ei tooda kasumit, ei tule omaenda piletitulust või teoste müügitulust, siis ei tule toime, siis see on päriselt ka päris aus signaal, et inimeste endi arust ei ole see kultuuriline ettevõtmine ennast väärt. Kui teatrid ei tooda kasumit, siis see on aus signaal eestlastelt, et neid on siis kas liiga palju või nad teevad liiga halbu etendusi või lavastusi või liiga tihti või liiga suured trupid, kuidas iganes, et nad kasutavad liiga palju elektrit, materjale. Et see on aus signaal, et nad peaks midagi muutma. Ja selles mõttes on ka põhiseadus iseendaga vastuolus, et me oleme, kuidas sa rõõd, Eesti riik põhineb vabadusel ja meie eesmärgiks on meie kultuuri säilitamine. Vabadusel rahul ja meie eesmärgiks on kultuuri säilitamine, see on see preambul seal põhiseaduse ees. Ja me ei saa teha kõiki kolme korraga. Me kas oleme vabad, mis tähendab seda, et kõik tehingud on vabatahtlikud. Kui ma ei taha minna Tõde ja õigust kinno vaatama, siis minult ei pea jõuga võtma ikkagi selle pileti raha, et see film saaks, et need võtted toimuks, et see film saaks tehtud. Või siis see ei ole vaba ja see tekitab trotsi ja pingeid, mitte rahu. Või kui me tahame säilitada kultuuri, siis läheme maksimumi. Kui meie kultuur peab säilima, siis laulupidu on kohustuslik ja koolis käimine on kohustuslik ja mis iganes kadripäevad, mardipäevad on kohustuslikud. See on ka see paradoks, et riik ei saa, isegi kui ta seda praegu üritab, ta ei saa kultuuri säilitada, sest et kultuur on see, mida teevad inimesed, mitte riik. Kultuuri, selle, mis on kultuur, otsustavad inimesed läbi selle, mille jaoks nad päriselt oma vaba aega kulutavad, mille nad päriselt valivad, et see muudab mu elu tähendusrikkamaks, sügavamaks. Ja aga kuidas näiteks tänane see riigipoolne kultuuri rahastamine üldse nagu sinu silmis kultuuri muutnud on või missugused moonutusi ta toob sisse või? See muudab kultuuri poliitilisemaks. Et millised on need sümptomid nii-öelda, et on nagu näha, et tänu sellele, et riik on nüüd rahastanud seda asja, et siis see võib-olla ei ole see, mis ta võiks olla. Kultuuritegelased on niikuinii liberaalsemad, siin vist ei ole midagi teha. Isegi kui ma oleks väga, väga konservatiivses keskkonnas, siis ikkagi kultuuri toodaks, mis sellega tegeleks tõenäoliselt. Loomingulised inimesed on temperamendi poolest, suurviisik nad on avatumad uutele kogemustele, liberaalsemad. Kuidas ta on muutnud? Mõtleks toimubki asju, mida ei ole vaja, et need toimuksid, mis on palju halvema kvaliteediga, kui nad võiksid olla, et mingisugused ja kultuuritöötajaid, kultuuritegelasi on palju rohkem kui vaja. See on jälle see bürokraatia diktatuur. Jah, et nad lähevad sinna ja siis hakkavad iseenda palga eest võitlema. See on ka absurdne, et näitlejatel on miinimumpalk. Mina seda ei saa. Ma ütlesin sellest ära. Läksin vabakutseliseks. See on absurdne, et on üks amet, kus sa põhimõtteliselt ütled, et mul ei ole vahet, kas teile meeldib see asi, mis ma toodan või mitte. Mul pole vahet, kas te saate sellest, kas see teeb teie hingele pai siis või mitte. Mina tahan saada, ma tahan, et riigiaparaat jõuga võtaks teilt ja annaks mulle raha, mida ma ise arvan, et ma väärt olen. See miinimumpalk ongi see, jah? Täpselt. See on miinimumpalk. Ütlen, kuidas ta veel muutnud on. See on kindlasti siis meie arvest näiteks ütleme, et kui riik hakkab rahastama, seto kultuur on hästi väärtuslik on ju. Et kui riik hakkab nüüd seda rahastama, siis tähendab, et ta peab kuskilt kellegi teiselt raha ära võtma. Näiteks saare kultuurilt. Ehk siis, kui sa ühte toetad, sa hävitad teist. Või mujalt majandusest siis lihtsalt. Et see peab millegi arvelt kindlasti tulema. Ma ütleks, see kultuur on kallim ka, kui ta tegelikult oleks. Sest neil ei ole see ongi see sama majanduskalkulatsiooni probleem. Kultuuriasutustel ei ole mitte mingisugust motivatsiooni hoida raha kokku või mõelda, et kuidas ma saaks selle asja võimalikult odavalt teha ja kuna enamasti ütleme, sul on sissetulek on suures osas garanteeritud
vahet ei ole, kui hea või halva lavastuse sa välja tood. Inimesed saavad prooviprotsessi eest ikka raha, lavastajad saavad ikka raha, eriti kui see on, ei ole mitte riigiteater, vaid mis toimub projekti käigus. Et projektiks antakse juba raha, kõik, kes selles projektis osalevad, juba on tasustatud ja vahet ei ole, kas see projekt õnnestub või mitte, mõned etendused mängime ära, siis taotleme järgmist raha, teeme järgmise projekti. Ja sellepärast ei ole mingit motivatsiooni püüelda ka kõrgema kvaliteedi poole. Ja üks, mis veel juhtub, ma ütleks, on see siis, et kultuur mitte ei ühenda inimesi, vaid lõhestab inimesi, kuna mõtled riigi rahastatud kultuur? Riigi rahastatud kultuur, jah. Lõhestab inimesi, sest kuna inimesed ise ei vali seda, siis selle valib mingisugune jälle tsentraalne mingisugune grupike, nad võivad ise olla, nagu nad meil praegu nii-öelda on ka professionaalsed kultuuritegijad, kes valivad, mis saab rahastuse, kui palju. Siis paratamatult see kultuur ei saab olema rahva tahtmiste järgi nagu marginaalsed, väga kaudsed teid pidi. Ja mis tänaval toimub, on see, et keegi käib ringi ja ta näeb plakateid, näeb, et selline kontsert toimub, selline lavastus toimub, selline näeb kuskilt klaasi tagant, et selline näitus on väljas ja vaatab, et see on räige jama. Mind üldse ei huvita see, ma elu sees ei maksaks selle eest, aga see toimib, see on elus, järelikult nagu tundub, et inimesed minu ümber on selle heaks kiitnud või kuidagi see toimub. Ja mis signaali ta saab sellest on see, et ma olen oma kogukonnast vist ikka väga erinev. Et neile meeldivad sellised asjad, et see kultuur, mida me toodame, on selline. Ja see lööb kiilu, et kultuur ei hakka mitte, ta ei võta kokku seda inimeste ühisosa, ühist eesmärki, mille poole me peaks püüdlema, vaid ta peegeldab mingisugust väikest kultuuritegijate eesmärki või mingit kõige hiljutisemat ideoloogiat, mille nad on omaks võtnud. Et ma ütleks, et see toimub. Jah, minu arust on täiesti loogiline, et kui riik hakkab rahastama kultuuri, siis seal tekib kaks kultuurisuunda. On see, mida riik ei rahasta, eks see, mida inimesed teevad, ja on see, mida poliitikud arvavad teha tuleb. Ja siis tekib juba kaks erinevat kultuuri. Ja niikuinii kultuur ei säili, sest see, kui päris kultuur ei säili, sest see, mida riik toetab, see on eelseisus kogu aeg. Isegi mitte see, mida riik toetab, see ei ole ka kultuur, sest et kui oletame, et Tiibeti riik maksab näitlejatele, et ajage pead kiilaks, pange oranžid ürbid selga, minge sinna Mägi kloostritesse ja siis öelge om. Ainuke asi, mis säilib, on mingisugune kultuuri meenutavate liigutuste tegemine. Budamunklus ei säili selle pärast, et sa teed asju, mida budamungad, kes nüüd on välja surnud, kunagi tegid. Et ta ei täida mitte miskit pidi oma eesmärki. Muutub pealiskaudseks lihtsalt selles mõttes, et hakkab liikuma ebaloomulikus suunas. Ja see kehtib ka nagu kõigi valdkonnade kohta tegelikult, see sama mehhanism, et sul tekib mingisugune suund, mida varem pole olnud ja see hakkab nüüd kasvama eraldi sellest nii-öelda loomulikust suunast ja pluss, kuna seda loomulikku suunda sunnitakse rahastama, seda ebaloomulikku, siis tähendab, et see ebaloomulik on kogu aeg eelisseisuses. Ja inimesed ütlevad, et siis üks vabandus, mis tuuakse veel kultuuri toetamisele on see, et siis see on nagu kättesaadav. Et teater ongi kallis asi, mida teha 2/3 sellest umbes makstakse kinni. Et keegi ei saaks teatripiletit lubada, teatripilet oleks 100 eurot, siis keegi ei käiks teatris. No niikuinii keegi juba ei käi teatris. Ja mis kõige hullem praegu siis on veel, et makse maksavad ju kõik. See tähendab seda, et praegu need jõukamad, kes suudavad endale teatris käimist lubada, kes teatrid nii-öelda üleval peavad, teevad seda vaesemate raha eest. Et see ei ole ju ka nagu praegu tervitatav olukord siis või see teatri odavamaks muutmine ei täida ka oma
eesmärki. Seda üritati Nõukogude Liidus teha kogu aeg, et kõik hoiame hinnad kogu aeg nagu, noh, trükkisid raha juurde, aga et hinnad sättis riik, et hinnad ei tõuse kunagi, seal oli isegi vaata toodetel oli hinnad peale trükitud. Ehk siis noh, ja siis lõpuks, aga mis siis juhtub, ongi see, et sa oled poodi, sul ei ole tooteid saada lihtsalt, tühjad letid, see juhtub lihtsalt. Ehk siis see teenuse kättesaadavus langeb ikkagi reaalselt. Jah, et need asjad, mida nagu päriselt inimesed näiteks, ma ei tea, mingid etendused, mida praegu näha tahaks, et siis ongi lihtsalt, need on kogu aeg välja müüdud ja siis on terve hunnik mingisuguseid etendusi. Kuskilt ma kuulsin sihukest lauset, et kui riik sekkub majandusse, siis tekib kaks asja, tekib korruptsioon ja tekib defitsiit. Ja defitsiit ongi see, mida me praegu siin seletasime. Kui me tahame, et kultuur oleks päriselt odavam, siis ainuke asi, mis me saame teha, on anda ka need ressursid, mis me praegu sunniviisiliselt võtame ja lükkame kultuuri alla. Anda need vaba turu käsutusse, sest et kunagi ei ole, kui riik üldse ka ei toetaks, siis mitte kunagi pole olnud paremat aega kultuuriga tegelemiseks, mitte kunagi pole olnud vaja mitte kunagi pole olnud nii kerge saada piisavat kogust ressursse, et toime saata, luua mingisugune täiesti üle mõistuse maagiline film näiteks. Ainukene, mis teeb odavamaks tehnoloogiat, tinti, paberit, toitu, et sa ei peaks tegema mingisugust rasket füüsilist tööd, vaid saaksid süüa ja kirjutada luuletusi. Et vaba turg ja sellega kaasnev, sellest tulenev kõige pidev deflatsioon teeb kunsti tegemise odavaks. Et ka need ressursid, mis lähevad, teater läheks odavamaks siis, kui ma annaks need ressursid, mis tema alla lähevad vaba turu käsutusse, siis läheks odavamaks ehitusmaterjalid ja elekter ja sinna teatri alla läheb. See kehtib absoluutselt kõige kohta majanduses. Ehk see Rothbard on öelnud suht palju seda, et kui riik tahab majandust aidata, siis parim viis selle tegemiseks on seda mitte segada. Just. Ja see kehtib kultuuri ja kõige kohta, absoluutselt. Lähme siit edasi või? Lähme edasi, vaatame. Ma küsiks äkki siia otsa kohe selle väikse küsimuse, et kui sa mida sina praegu esimese asjana ühiskonnas muudaksid, kui sul oleks see võime? Kõik autod kollaseks. Mul on sõbral on juba nii, et okay. Esimene ellujääja siis. Aga jah, et midagi sellist, millel oleks ka mingi suurem mõju, ütleme, paremuse poole ühiskonnas. Bitcoini logo kõigil autodele. Vist kõige, mida ma ka, kui oleks üks eesmärk, mida ma ka parempoolsetega näiteks või saaks poliitiliselt selle toimumisele kaasa aidata, oleks see raha vaba turg. Me ei pea mitte kuskilt lahkuma, mitte midagi, ühtegi muud seadust muutma, kui lihtsalt, et me ei anna mitte ühelegi valuutale privileege. Mulle tundub, et see on see üks liigutus, mida teha, mis hakkaks kogu ülejäänud seda klotsitorni siis ka vaikselt lammutama. Bitcoinil võib ikka privileeg anda. Bitcoinil on juba tegelikult nii või naa juba loomulikult selline privileeg. Ma mõtlesin, kui ma ise selle küsimuse vastaks, siis ilmselt olekski, et Bitcoini, et mitte maksustada Bitcoini, mitte kuidagi reguleerida seda, lubada inimesed kasutada seda. Praegu vaata maksustatakse ikkagi tegelikult seda, kui sa teenid seda kasumit, sest riik arvab, et see ei ole raha ikkagi. Jah, see on hea vastus, jah. Ma ütleks, et täiesti vabad käed, mitte isegi Bitcoinile mingit privileegi, sest see on ka ikkagi nende põhimõtete vastu minemine. Et lihtsalt täiesti vaba, ei sekku sellesse ja tänu sellele. No praegu sekkutakse ikkagi, aga see tuleks ära võtta. Tänu sellele saaks. Siis lihtsalt turul kujuneb ise välja see, milles inimesed tegelikult tahavad kaupa teha. Ja siis hakkaks seda ühte seadust, need seaduste kogumit muutes saaks, ma arvan, see lükkaks veerema selle lumepalli, mis viib ellu kõik ülejäänud muud asjad. Riik hakkab siis järjest võimu kaotama, pole võimalust makse koguda.
ja kaotavad oma jõustruktuuri ja kaotavad võimalust tobedaid seadusi jõustada ja see mulle tundub oleks üks liigutus, mis lükkaks selle lumepalli käima. Meigib sensi. Okei, aga meil on ega ma loll ei ole. Vist üks küsimus on veel jäänud, et kas Bitcoin sobitab kõigi poliitiliste maailmavaadetega, näiteks siin Eestis? Ja ma üritasin seda üks hetk läbi ka viia sellist vestluste seeriat, võtsin iga poliitilise noorteühendustega ühendust ja tahtsin, et kõigiga räägiks, teeks eraldi vestluse, lindistaks taskuhäälingu siis Bitcoinist. Et öelge oma mured, öelge oma hirmud, öelge oma poolt vastu argumendid. Ja mitte kedagi ei saanud nõusse, sest et lihtsalt ei teadnud mitte keegi mitte midagi. Ka reformi noored näiteks, kes peaks olema siis kõige suuremad vabaturu pooldajad oma väidetavalt, jah. Keegi ei teadnud mitte midagi, kellelgi polnud ühtegi argumenti, imestasin rohelistel isegi pole mitte midagi öelda. Bitcoin kulutab palju energiat, neid ei huvita vist. Et mitte keegi ei tulnud nagu paati, jah. Ja see on kahju, sest mis oleks ka vaja selgeks teha, on see, et Bitcoin ei ole tõesti poliitiline tööriist, vaid ta sobib iga maailmavaatega. Minu arust siin ongi see, et Bitcoin on selle kohta öeldakse vist apoliitiline, ehk ta on sellest väljas. Jah, et nii nagu haamer või viil ei ole poliitilised, on ka Bitcoin apoliitiline, et ta täidab iga maailmavaate eesmärke, et kui sa oled, ütleme, oled siis liberalist, vabaturu pooldaja, nii-öelda Reformierakond, endine Reformierakond, siis ilmselgelt see peaks sulle sobima, see on kõige võimsam vaba majanduse mootor. Kui sa oled sots, siis kõige parem viis seista siis vähem privilegeeritute õiguste eest, vaeste õiguste eest on kaotada ära kantiline efekt. Rahatrükkimine imeb ainaselt alt ressurss ära. Kõige efektiivsem on kaotada ära rahvusvaheline valuutafond ja maailmapank, mis hoiavad kolmanda maailma riike, eks ju, kolmanda maailma riikidena, orjadena põhimõtteliselt, need mõlemad organisatsioonid toimivad ka trükitud raha pealt. Kõige kiirem viis, kui sotsid ütlevad, et me ei mõista tööinimese väärtust, me ei hinda nende tohutut panust ühiskonda, kõige kiirem viis see nende õige väärtus välja selgitada, neile väärilist palka maksta on mõõta nende tööväärtust kõvas rahas, mida ei saa juurde trükkida, siis selgub, kui väga on väärt siis torumehe või mõne kutsekooli lõpetanu töö. Ja nagu me vaata enne seletasime ka, et fiat süsteemis sa pead minema sinna rahat printeri lähedale, ehk sinna nagu sellesse finantsmaailma, et nagu võita. Ja siis ongi need tavainimesed, kes teevad tavatööd, nad lihtsalt jäävad maha sellest. Ja seda ma ütleks, on meil vaja mitte lihtsalt selle sotsidele kasulik, vaid meil kõigil on, me õpime täiesti mõttetuid ameteid, mida hindab see fiat turg, aga mida ei hindaks tegelikult vabaturg, ja tänu sellele meil on inimesed, kellel on käega katsutavad oskused, kes oskavad loodusega naturaalsete ressurssidega ümber käia, kes oskavad teha mikrokiipe või arendada tuumaenergiat, meil on neist puudus, sest et kutsekoolid on jälle, turg ei hinda neid õigesti, ma ütleks, ja suunab inimesi sealt eemale õppima mingit finants ja mingi Prantsusmaa. Fiat süsteem ei hinda. Ma arvan, et turg tegelikult hindab. Aga kuna see turg on praegu turg on nii moonutatud lihtsalt, siis rohelised, kuigi nende põhiargument on, et Bitcoin võtab väga palju energiat, siis kõige parem viis hoida ära üleliigset tarbimist, kogu seda kapitali raiskamist, kaotsi minekut on lasta ka tegutseda päriselt ausalt vabal turul, kus ressursid ei lähe raisku, alandada inimeste oleviku eelistust, et nad mõtleks pikas perspektiivis, et nad elaks tänase hetke looduse arvelt, tarbiks kaupa, mis päriselt pikaajaliselt teevad elu paremaks. Parim viis
see on ka spetsiifilisem argument, aga parim viis, kuidas vältida seda, et meil miljardeid kuupmeetreid metaane lendab õhku, niisama on panna sinna taha lihtsalt Bitcoini kaevul, eks ju. Ja konservatiividel mind üritati ka EKRE-sse värvata, ja ma üritasin neile selgeks teha, et kõige parem viis, kõige tõhusam viis konservatiivsust edendada on ka kaotada ära riik, kes aitab kaasa liigsele liberaalsusele. Kõige parem viis taastada kogukonnad. Riik tegelikult põhimõtteliselt selle hävitamisega. Ja, kõige parem viis taastada kogukonnad on lõpetada ja tugevad sotsiaalsed sidemed ja peresidemed oma lastega ja kaaslastega, elukaaslastega on kaotada ära see riigi sotsiaalse hoolekande mehhanism, mis kogukondi lõhub, mis tekitab siukse tunde, et ma võin... Suvane kogukonnad, küll riik aitab mind. Mul on ükskõik, mis suhte, mul ükskõik kellega on, mul on alati see päästerengas olemas. Kõige parem viis, kui riik kunstlikult ei tekitaks homogeensust, siis anarhistlikus seisus tekiks kogukonnad, koonduks kokku inimesed, kes on päriselt piisavates asjades ühte meelt, et nad ütlevad, et elame nende asjade järgi koos. Ka konservatiivsusele kõige parem viis, kuna seda ei saa ka ülevalt alla kehtestada, see saab panna riigi see tekib ikkagi inimeste kogukondadest ja sealt, mitte ülevalt. Mingi poliisiga kehtestada hoolimist lastest või tekitada suuremaid peresid. Meil on liiga väiksed pered. Riik ikkagi hävitab seda, sest mida rohkem riigi võimu on, seda vähem võimu on inimestele kogukondadele oma elu korraldamiseks. Ja siis siit tuleb ka see konservatiivsuse nagu hävitamine, ehk riik tekitab seda. Kui konservatiivid seda nagu tahaks, et see kogukonnad säiliks, siis nad peaks toetama Bitcoini. Jah, me saame, mida väiksemad on pensionid või kui need üldse ei ole, siis seda rohkem me saame lapsi, kes meie tuleviku äraelamise eest hoolitseksid. Et tõesti, igale maailmavaatele sobib. Bitcoin for Progressive, sükest raamatut teate? Ma olen kuulnud sellest, ma ei ole veel jõudnud lugeda seda. Ma lugesin, väga oligi lahe anda need sõnumid edasi progressiividel oleks nagu tulus vist, sest praegu Bitcoin tundub mingisuguste natuke konservatiivsete ja natuke uhuude inimeste siuke asi. Jah, et siukest ta tõesti iga maailmavaate eesmärkidega kattub. Ta on apoliitiline. Väga hea. Kuule, aga vist ongi meil siis lõpp enam käes. See oli vist kõige anarhistlikum episood, mis me oleme teinud, aga mulle see meeldib. Meil ei ole muud, liigume sinna poole juba praegu. Bitcoin ongi see, ta nagu selle anarhismi nagu see kõige puhtam väljendus minu arust. Ja meil ei ole midagi karta, meil ei ole karta kaost, vägivalda, maffiaid, mis iganes, sest et inimesed on alati leidnud ilma keskvõimuta igasugustele probleemidele, igasuguseid lahendusi ja kui riik üldse midagi, tavaliselt need poliisid, mille riik on siis võtnud ja kõigile kehtestanud, on need poliisid ja seadused ja reeglid, piirangud, mida vaba turg, mida vabatahtlikud kogukonnad ise niikuinii on juba endale kehtestanud. Kõik alates aktsiaturgude reguleerimisest kuni seadusandluseni, kõik põhineb erasektoris toimunud või juba ammu kehtestunud kommetel. Riik lihtsalt tegi need mitte paindlikuks ja kehtestas absoluutselt kõigile. Väga hea. Aga kuulajale siis minge liigalihtne.ee ja ostke raamatu. Vaata ise raamatunnik on veel nii suur, et ma saan mikrofoni siia peale toetada. Siin on mu jala juures on mitu kastis neid veel. Ei, need on viimased, tuleb kiirustada. Okay. Ja iga episoodi kirjelduses on see info ka, kuidas meid veel toetada saab, nii et toetage, siis need episoodid tulevad ka. Aga tänud siis Robert või Martinile Aitäh. ja järgmise korrani. Tšau.